disruption and the innovation that comes with it. Undisputably the theme of our times, but how to disrupt in a field that is the most vital to us, healthcare. Healthcare is a very complicated topic, but with innovation we make people's lives easier and more comfortable and healthier. Meet Piret Hirv, the head of Estonian Connected Health Cluster. Here in Estonia, we have been using innovative solutions more than 10 years already in healthcare. These solutions may seem simple, but bring true change to care and prevention. People has been trying to monitor the body temperature hundreds of years already, so we cannot say it's unique, but it's definitely one step forward of just simple body temperature measurement. TempID's sensor attached to the body sticker continuously monitors body temperature and transmits the information back to doctor via connected mobile phone. It's used to monitor your healing process and also see how the medicine is affecting your healing process. And the difference between the regular temperature monitoring is that it's continuously monitoring and it's continuous data. Should a nurse internalize step by step all the care procedures? Actually, there is an easier way. So we're tackling the widespread problems of unwarranted care variation, patient safety as well as staff burnout. Co-nurse ensures the procedural protocols, guidelines and checklists are followed each and every time by supporting nurses' memory to remember over 300 plus protocols. And so what we've seen in working with approximately 100 to 150 hospitals globally is that these challenges are faced at every single hospital. Now, via Bluetooth headset connected to the smartphone, caregivers are guided through each procedure and given a checklist to preclude any deviations. This application will help them feel more confident in completing their work-related tasks. Currently, medical photo management around the world is broken. About 75% of doctors use their personal galleries to store photos of patients' skin or other issues, and this causes inefficiency. Images get lost. DermTest is a digital toolkit, a complete medical photo management system. Where a doctor can upload images, store images, compare, retrieve, capture images from the patient, consult with another specialist. So in the Triumph game, they need to fight against the disease monster. They have daily missions that they need to complete in order to learn more about their health and well-being. The computer game is for children who have stress either from health issues or just from the environment surrounding them. We have conducted our research among cancer patients where we show that the game has a positive effect on their mental well-being and quality of life. We don't believe that taking care of health needs to be boring. Estonian Connected Health connects you with these and many other Estonian healthcare innovations. Let's work together for our health, or terviseks, as we say in Estonian. Tere hommikust kõigile! Tere hommikust kõigile, kes te olete arvuti taga, läbi Facebooki, läbi Zoomi, vaatate meie otseülekannet läbi Postimehe. Täna see osalejate arv, see võttis mind natukene selles mõttes sõnatuks. See näitab, et teema, mida me oleme täna siis planeerinud teiega arutada, jagada, on hästi oluline inimestele. Depressiooni ravi ja innovatsiooni võimalikkusest depressiooni ravis. Kuidas me saame läbi innovaatiliste lahenduste parandada meie ravi kvaliteeti ja meie inimeste heaolu. Mina olen Piret Hirv ja töötan teaduspargis Tehnopol siin Tallinnas Mustamäel. Ja Mustamäel on meil selline tore kogukond Connected Health Cluster, mis on tervisetehnoloogia ettevõtete kogukond. Ja meie igapäevane küsimus, tõesti, kui me tuleme hommikul tööle, on meie küsimus laua taha istudes, et kuidas toetada innovatsiooni tervisevaldkonnas ja terviseteenuste osutamisel. Ja seda ei saa kindlasti teha üksinda. Selleks on meil vaja kõiki osapooli,
kes on olulised erinevate terviseprobleemide lahendamisel, kes on olulised erinevate teenuste osutamisel. Ja kõik need osapooled on täna, ma loodan siin meid kuulamas, ja kõik need osapooled on ka esindatud meie klastris. Need on väikesed iduettevõtted, startupid, need on suured IT-ettevõtted ja nemad on siis see pool, kes tegelikult teab ja oskab pakkuda tehnoloogilisi lahendusi. Meil on terviseteenuse osutajad meie klastris ja nemad on tavaliselt need, kes teavad, kus need probleemid peidus on ja millele oleks vaja tähelepanu pöörata. Meie kogukonda kuuluvad ravimitööstuse ettevõtted ja tegelikult ka tänane üritus ei ole meil sarjas esimene. See on tehtud Jansseni kaasabil ja toel ja tegelikult me alustasime selle protsessiga juba maikuus sellel aastal, nii et me oleme tegelikult juba päris pikalt liikunud. Meil on täna ette näidata ka võib-olla esimesed sellised tibusammud, mis on tehtud, esimesed tulemused või siis vähemalt indikatsioonid sellele, et tulemus kunagi võiks tulla. Kindlasti on hästi oluline hoida kogukonnas ja teha koostööd ülikoolidega, sest ülikoolid on need asutused, kus siis tegelikult ka teadust tehakse ja kus siis tulevad need võib-olla esimesed tõuked innovatsioonile. Avalik sektor. Täna on meil ka ettekandeid avaliku sektori poole pealt absoluutselt vajalik, sest Sotsiaalministeerium on kogu valdkonna koordineerija. Haigekassa või Tervisekassa nüüd see nimega on selle valdkonna üks olulisemaid rahastajaid. Nii et avaliku sektoriga tuleb kindlasti väga tihedat koostööd teha, mida ka siis tänane üritus tegelikult kannab ja võib-olla ka näitab seda olulisust. Ja kindlasti ei saa ühtegi innovaatilist lahendust. Ma arvan, et see ei kehti ainult tervishoiu kohta, vaid see kehtib ka üle kogu ka teistes valdkondades. Ilma lõpptarbija esindajata. Need on siis inimesed, mina, teie, mõnel meil on diagnoos, mõnel meist ei ole diagnoosi, ennetustöös on hästi oluline suhelda inimestega, nii et hästi oluline on teha koostööd lõpptarbijaga. Tänane päev on, me ei taha pidada siin monoloogi, vaid me kindlasti ootame teie käest sisendit. Ja selleks me kasutame sellist tööriista nagu menti.com. Te näete seda ka praegu oma ekraanidel. Siis lähete sinna kodulehele, kasutamine on hästi lihtne, sisestate koodi 9396, 9336, seda näete ka oma ekraanil, või saate lihtsalt läbi QR-koodi siseneda siis sellesse keskkonda. Ja need, kes siis on selle sisenemise juba teinud, siis tasub lahti hoida Mentit terve selle paari tunni jooksul, sest küsimusi tuleb Mentisse pidevalt ja sellega me mõõdame teie suhtumist, olulisust teatud küsimustele ja uskuge mind, et ükski reageering ei lähe kaduma. Lisaks Mentile on siis neile, kes meid läbi Facebooki või läbi Zoomi jälgivad, on võimalik ka küsimusi esitada otse esitlejatele, jättes siis oma küsimused, kuidas nüüd eesti keeles on, jutukasti, mis on ülekande all ja saate siis otse küsida. Jälle ei saa lubada, et jõuame kõikidele küsimustele vastata, aga nagu ma juba varem mainisin, sest hästi oluline on iga sisend ja me hoiame selle tallel ja arvestame siis selle sisendiga ka meie järgnevate kuude jooksul, kui me siis liigume selle teemaga edasi. Aga teeme nüüd kõigepealt ühe sellise soenduse, et kuidas kasutada Mentit. Ja küsimus on lihtne, millist gruppi esindad kõige enam ja siit te saate valida endale ühe variantidest. Te kas olete meditsiinivaldkonna esindaja, te olete ise võib-olla abivajaja, te olete erasektori esindaja, te olete riigisektori esindaja, sotsiaalvaldkonnast ma näen inimesed reageerivad, et nüüd on see hetk kõva häälega öelda, et meie oleme siin ja meie tahame, et meie hääl oleks kuulda võetud. Nii et see on selles mõttes tore väike harjutus, et saate kõik näpud soojaks,
sest järgmine paar tundi on teil seda tööriista hästi vaja. Ja ma ootan natukene aega, vaatame, et kunas see liikumine siin veel toimub. Anname inimestele aega vastata. Ja ma näen, et meditsiinivaldkonna esindajad on hetkel võib-olla kõige rohkem, aga kindlasti on hästi oluline osa, ma näen, siit on erasektori esindajaid, ma näen, et on tugimeeskonda. Tugimeeskonna all me tegelikult peame silmas ka mitte ainult professionaale, vaid ka lähedasi, kes siis peavad toime tulema depressioonis oleva inimese ravimisega ja kindlasti on nende sõna siin hästi oluline. Ja kui ma siin nüüd vaatan, siis tegelikult tundub, et meditsiinivaldkond on tõesti hästi suurelt esindatud ja õnneks ma näen ka sotsiaalvaldkonna esindajad, sest kindlasti on oluline, et ka kohalikud omavalitsused ja sotsiaalteenuste osutajad oleksid ringis kaasatud ja aitaksid siis inimeste toimetulekule kaasa nende igapäevases elus ja mõningas mõttes ka rehabiliteerida siis raskeid episoode läbi põdenud inimesi ja neid tagasi tuua tavaelu juurde. Mulle tundub, et see harjutus läks meil hästi. Inimesed leidsid mentimeetri üles, leidsid üles selle, kuhu alla nad võib-olla ennast täna hetkel praegu kõige meelsamini liigitaksid. Ja ma arvan, et me võime liikuda siit edasi. Aitäh teile kõigile selle eest ja tõesti ärge pange kinni, et seda tööriista läheb teil vaja edaspidi veel. Ja me tegelikult küsisime ka küsimuse kõigile, kes te registreerisid endale sellele üritusele, et millised on teie jaoks kõige põletavamad teemad ja tuli ikkagi välja sellist 4 olulist teemade plokki. Üks kindlasti on ressursside puudus, see on siis pikad ravijärjekorrad ja spetsialistide puudus, kus ma siis tegelikult näen, et ressursside puudusele innovatsioon on ilmselt üks parimaid lahendusi. Olid üles tõstatatud teabega seotud küsimused, kuhu pöörduda, kust leiab infot. Jälle ma arvan, et siin innovaatilised lahendused on suureks abiks. Kvaliteetse ravi ja abi kättesaadavus. Et kuidas ja kus me täpselt leiame siis selle koha, kus me saame tõesti tulemuslikku ravi. Jällegi tunnen, et see kvaliteetne ravi on toetatav innovaatiliste lahendustega. Ja olid ka enesejuhtimisega seotud küsimused, et kuidas ma saan iseendale olla kõige paremaks toeks, kust leian ma need tööriistad, millega iseennast toetada. Nii et ma loodan, et tänase päeva jooksul me saame vastuse, kui mitte kõigile teid põletavatele küsimustele, siis me vähemalt leiame üles need teeotsad, kuidas nende küsimustega edasi minna. Aga minu poolt siis lühike sissejuhatus on sellega ühel pool. Ja ma annaksin sõna nüüd Kairitile, sest järgmine ettekanne nüüd. Tere kõigile minu poolt. Mina olen Kairi Mahkar ja töötan farmaatsiaettevõttes Janssen. Ja miks meie sellise projekti algatanud oleme koos Tehnopoliga? See põhjus on väga lihtne. Meie jaoks on vaimse tervise valdkond ja depressioon üks fookusvaldkondadest ja selline klassikalise ravimi teadusarendustöö kõrval on meie missiooniks kogu aeg olnud ka sellise valdkonna laiem arendamine ja valdkonda laiemalt panustamine ja selliste tegevuste elluviimine, mis lõpuks siis patsiendi heaolus ja paremas tundes ja paremas ravitulemuses siis ka väljenduksid. Ja just sellepärast me selle projekti koos Tehnopoliga käivitanud oleme. Ja see pilt, mida te siin taustal juba ka näete, siin on palju rõõmsaid inimesi. See pilt on pärit siis projekti algusest maikuus, mil me grupi vaimse tervise ekspertidega siis täpsemalt arutasime nende probleemide ja vajaduste üle, mis depressiooni raviteekonnal täna on ja kus just selline digisuund, tehnoloogilise innovatsiooni suund võiks olla probleemide lahenduseks.
ja ma tahtsin seda pilti siia kohe alguses panna ka just sellepärast, et nii nagu Piret ka juhtis tähelepanu, siis selle koostöö, koosloome sai meil algusest peale võetud eesmärgiks iseeneses. Ja me soovime tõesti seda projekti läbivalt teha tihedas koostöös osapooltega. Ka tänane osalejate ring sellel üritusel näitab, et huvilisi selles valdkonnas on palju, kes soovivad kaasa rääkida, kes tunnevad huvi valdkonna vastu, nii et koosloomeprotsess on eesmärk iseenesest ja see jätkub. Ja natukene ka taustast, et kuidas see projekti idee meil koos Tehnopoliga tekkis, et see sündis tegelikult sellisest 2 riiklikult olulisest dokumendist, programmist, vaimse tervise rohelisest raamatust, kus siis kaardistati ära kõik valdkonna suured probleemid ja see dokument andis ka sellised arengusuunad kätte. Ja teine oluline dokument või selline programm õigemini on siis Accelerate Estonia programm, kes siis samamoodi koostöös era- ja avaliku sektoriga otsivad innovaatilisi lahendusi ka vaimse tervise valdkonda. Ja nendest 2 dokumendist ja suunast me saime aru, et need suured probleemid, mis täna vaimse tervise valdkonnas on spetsialistide puudus loomulikult, abivajajate arvu kasv ja eriti seda noorte seas ning samamoodi selline teenuste killustatus. Eri sektorite vahel koostööd on vähe, selline terviklik depressiooni valdkonna juhtimine, teenuste osutamine ei ole võib-olla kõige kvaliteetsem täna. Ning need samad dokumendid tegelikult andsid ka väga selge sõnumi edasi, et digitaalsel suunal ja digitaalsetel lahendustel on siin oma roll ja võimalus. Ja kui nüüd nagu hästi põgusalt mainida, et mida digi siis võimaldab, mida selline tehnoloogiline innovatsioon võimaldab, ta on suurepärane abimees kaugteenuste pakkujana. Et kui meil on ressursipuudus, siis on hästi oluline, et need teenused oleksid inimestele kättesaadavad erinevas vormis, mugavalt erinevatel aegadel ja seda kaugteenused võimaldavad. Samamoodi on digivõimalus ja digipotentsiaal hästi suur info- ja kommunikatsiooni jagajana. Samamoodi andmete töötlejana. Nende andmete pealt analüüside tegemiseks on suurepärane digitaalsed tööriistad kasutusele võtta, et tõesti nende andmete pealt oleks võimalik kergelt, lihtsalt visualiseeritult tulemused kätte saada ja nende peal siis kvaliteetseid otsuseid teha. Ja kõige muidugi lihtsam ja loogilisem on see, et tehnoloogia suudab sellised tülikad, ebamugavad protsessid, tehnilised protsessid automatiseerida. Ja kui me teame, et meil on täna ressursipuudus, siis igasugune automatiseeritus sellistes tehnilistes protsessides on võit ravimeeskonnale ja on võit patsiendile. Ja nendest nurgakividest siis sündiski meil ühiselt projekti idee otsida siis digilahendusi, digipotentsiaali depressiooni raviteekonnal. Ja meil toimus siis maikuus ekspertidega töötuba, kus me siis keskendusime, ennetusteemad jäid meilt seekord välja, see on küll väga oluline, aga me keskendusime siis juba abivajajale ja inimesele, kes siis peaks sisenema raviteekonnal või juba on seal. Ja meie fookus oli siis 4 suurel sellisel väljakutsel, mis koorusid ka välja sellest vaimse tervise rohelisest raamatust ja millel siis digikomponent võiks olla abiks. Üks suur teema oli siis varajane märkamine ja abi, et inimene tõesti oskaks varajaselt oma sümptomeid märgata ja õigesse kohta abi saamiseks pöörduda. Siis hästi oluline on ravi õnnestumisel kindlasti patsiendi enesejuhtimine, enesemotivatsioon ja kuidas seda digitaalsete lahendustega toetada. 3. väljakutse oli siis mõeldes sellele, et meil on spetsialistide puudus, et kuidas tänaseid protsesse ravi- ja tugimeeskonna jaoks efektiivsemalt tehnoloogia toel korraldada. Ja 4. suur väljakutse oli siis just see killustatuse vähenemine, et suurendada koostööd ja kommunikatsiooni eri tasandite teenusosutajate vahel. Ja
ja mis need suured probleemid ja vajadused, mis siis töötoas välja joonistusid, et siin on näha ka paremal seda virtuaalset töölauda, millega me töötasime, meil oli 3 alatöörühma, kõik töötasid sellise töölauaga ja need post-itid, need kollased post-itid tegelikult on absoluutselt kõik on probleemid, vajadused ja ideed. Ja meil on nüüd 3 tükki neid, nii et neid ideid, mõtteid, vajadusi on tohutult palju, aga siia ma olen siis loetlenud need kõige olulisemad, mis kõige rohkem kõlapinda tekitasid töötoas. Üks kindlasti kõige alus on info kättesaadavus, et inimene, kes abi vajab, oskaks sümptomeid ära tunda, oskaks leida infot, kuhu, kelle poole pöörduda ja oskaks ka tegelikult enesejuhtimise tehnikaid kasutada. Siis teine suur teema oli lähedaste ja tööandjate oskused abistamised. Üha enam nähakse just lähedasi ja tööandjaid esimese märkajana ja kuidas neid võimestada, et nad oskaksid märgata ja oskaksid abi osutada. 3. suur teema oli seesama kommunikatsioon ja infovahetus ravi- ja tugimeeskonna liikmete vahel, et seal töötoas siis tuli välja, et arstidel on tihti väga keeruline andmeid siis tänases e-tervise infosüsteemi sisestada ja neid on ka sealt üsna tülikas lugeda. Nii et tihti jah, see info ei ole piisavalt ülevaatlik, kui patsient liigub siis ühe teenuse osutaja juurest teise juurde. Et seda tuleks kindlasti parandada ja loomulikult parandada just eri sektorite vahelist info vahetamist nii meditsiinisektori vahel kui ka siis sotsiaalsektori vahel. Siis selline suur, juba natuke keerulisem teema, mis välja toodi, mis nõuab ka süsteemset muutust, oli siis selline koordineeritud juhtumipõhine lähenemine depressiooni raviteekonnal, et patsient oleks tõesti terve raviteekonna vältel juhitud, koordineeritud ja toetatud, et ta jääks sinna üksi ja ta ei kaoks sealt raviteekonnalt ära, mis täna tihti siiski juhtub, et justkui patsiendil ei ole seda vastutajat, kui nii võib öelda. Siis palju sai ka räägitud esmatasandi rollist. Esmatasandi roll on ääretult tähtis vaimse tervise valdkonnas depressiooni ravis ja et esmatasandil oleks võimalik nende kasvava arvu abivajajatega toime tulla, siis nähti vajadust, et selliseid koolitusi, materjali esmatasandile oleks väga vaja suunata. Ja lisaks tõid perearstid välja ka sellise hästi otsese digilahenduse, et vajadus oleks sellise automaatse kliinilise depressiooni otsustustoe järele perearsti töölauale, mis siis annaks perearstile automaatselt infot ja märku diagnoosimise kohta, ravi määramise kohta, ravi jälgimise kohta, et selline abimees oleks kergelt kättesaadav perearstidele. Ja mis veel toodi välja, on patsientide kaugmonitoorimine, kaugjälgimine, kaugmotiveerimine. Et kuna ressursse on vähe, patsiente on palju ja tihti on depressiooni patsiendid just pikaajalised patsiendid, siis nende pikaajaliste patsientide selliseks regulaarseks toetamiseks oleks hästi suureks abiks just ka selliste kaugmonitoorimislahenduste, automaatsete teavituste, sõnumite võimalus. Nii et need olid need suured 7 teemat, mis töötoas välja joonistusid ja nüüd on teil ka võimalik anda oma poolt hinnang ja oma nägemus, et mis on teie meelest kõige põletavamad need probleemid, mis seal töötoas välja tulid, et mis kõige nüüd kiiremini tuleks ära lahendada, millel kõige suurem mõju oleks. Et te nüüd peaksite nägema seda küsimust juba. Et küsimuse ma siis juba lugesin ette, et millised töötoas kaardistatud probleemid, vajadused on teie hinnangul kõige olulisemad. Et siin on teil mitu valikut. Valige nii palju, kui te oluliseks peate. Ja siis me saame pärast võrrelda, et kas siin seltskond mõtleb samas suunas, kui oli see fookusgrupp meil maikuu töötoas. Ja juba siin vastused tulevad. Vaatame, mis liidripositsioonil on praegu koordineeritud juhtumipõhine lähenemine. Just see oli ka töötoas hästi palju arutelu sai ja väga palju toodi kusjuures paralleeli sellise erasektori kliendipõhise lähenemisega, et erasektoris klienti väga hoitakse, väga juhitakse, et tegelikult sellist sama mentaliteeti
tuleks aina rohkem tuua ka tervishoiusektorisse, et kuidas patsienti siis käsitleda tema raviteekonnal. Nii, siin protsendid hakkavad vist tasapisi välja joonistuma. Veel siin üle 5% arvab, et kommunikatsioon ja infovahetus ravi- ja tugimeeskonna liikmete vahel. Ja ääretult oluline, et kui tõesti info liigub, siis see aitab samamoodi hoida kokku tervishoiu ressursse. Et sa ei pea tegema topelttööd, et infot veel omakorda kätte saada kuskilt süsteemidest, et see oleks mugav, kiire, ladus. Ja mis meil siis on, need võtame siis 4 liidrit, on siis koordineeritud juhtumipõhine lähenemine, kommunikatsioon, infovahetus ja ka lähedaste ja tööandjate oskused, et kahtlemata see sai ka väga palju tähelepanu töötoas ja patsiendi kaug motiveerimine samamoodi, info kättesaadavus, koolitused esmatasandil. Aga ma arvan, et enam-vähem on vist vastused inimeste poolt antud ja nüüd me siis saamegi näha, et mis said töötoas 4 kõige enam hääli, kõige enam vajadust ja kõige enam hääli need vajadused said. Kokku siis, need on tehtudki need väljavõtted sellest virtuaalsest töölauast ja need värvilised mummud ongi siis hääled, et kõige rohkem saigi siis sellist poolt hääli, mis tuleks kiirelt ära lahendada info kättesaadavus, et patsiendil oleks info kiirelt, mugavalt, kompaktselt kättesaadav. Seesama juhtumikorraldus, mis ka siin osalejad väga kõrgelt hindasid, et see aitaks tõesti ravi efektiivsemaks ja ravi tulemuslikumaks muuta. Ja keeruliste pikaajaliste patsientide regulaarne kaugmonitoorimine toodi töötoas välja ja ka siin sektoril oli see täitsa kenasti esindatud, see vajadus. Ja loomulikult see suhtlus, et ravimeeskonnad, tugimeeskonnad erinevatest sektorist omavahel suhtleks ja infot patsiendi keskselt siis jagaksid, et info oleks kõigile teenuse osutajale sellises mahus vajalik, et ta saaks parimat võimalikku tuge ja ravi siis patsiendile pakkuda. Nii et võib öelda, et me kõik mõtleme ikkagi ühes suunas ja vajadused ja need kriitilised vajadused me kõik näeme neid ühtemoodi. Ja nende tegelikult, nende samade, nüüd ma juba läksin edasi, aga põhimõtteliselt jah, et nende samade 4 vajaduse pealt siis mul on hästi rõõm seda öelda, et me initsiatiivgrupp peale seda töötuba pani nende 4 vajaduse pealt siis taotluse kokku Accelerate Estonia vaimse tervise koostööplatvormile ja TerraSync tiim koos oma visiooniga sai ka positiivse rahastusotsuse Accelerate Estonia platvormil, mis näitab, et riiklikul tasemel nähakse samamoodi vajadust neid keerulisi probleeme depressioonipatsiendi jaoks ära lahendada ja TerraSync lahendusest me siis täna saame ka täpsemalt kuulda mõne aja pärast. Ja nüüd me olemegi jõudnud siia ja on järgmine etapp sellest suurest projektist ja minu poolt on selline sissejuhatus siis tehtud. Ma julgustan teid kindlasti küsima küsimusi, sest ilma nendeta on väga raske teha lahendust, mis kaasaks kõiki osapooli. Nii et kindlasti isegi kui need küsimused eetris ei kõla, siis esitage need küsimused sinna jutukastidesse ja me ütleme need seal edasi. Sa mainisid, et hästi oluline on koostöö. Kes on sinu vaatest peaks olema kõige olulisem, kes peaks vastutama patsiendi juhtumikorralduse eest? Muidugi hästi populaarne oleks vastata, et patsient ise. Et see on ka kahtlemata hästi õige, et patsiendi roll, eriti vaimse tervise mure puhul, depressiooni puhul on ääretult oluline. See enesejuhtimise oskused, tehnikad on ikkagi võtmetähtsusega, et ravi oleks tulemuslik. Aga ma võin öelda, mis eksperdid töötoas välja tõid, nad tõid hästi tugevalt välja pereõe ja vaimse tervise õe rolli siin ja tegelikult ka tugiisiku rolli siin, et tema võiks olla selline, kes seda patsiendi siis hoiaks ja toetaks läbivalt selle raviteekonnal. Sest pahatihti depressioonipatsient eriti on võib-olla ravi alguses on keeruline tal ise ohjasid enda kätte võtta. Just. Kairi, kas sa oled mõelnud ka selle peale, et miks on see vaimne teema, vaimse tervise teema ja depressiooni teema just praegu nii oluline?
No kindlasti koroonakriis tõi selle probleemi teravalt esile just noorte seas, et see sai nii aktuaalseks, et ma mäletan ühelt ürituselt ühe psühhiaatri kommentaari, et nad näevad täna mitmeid kordi rohkem suitsiidsete mõtetega noori haiglas ja enne koroonakriisi olid need numbrid kordades väiksemad, et see on ikkagi nagu nii teravalt toonud selle probleemi esine, probleemid on olnud kogu aeg, aga just see kriis on siis lahvatanud need probleemid välja kõikidele nähtavaks. Ja teine asi, ma arvan, et miks inimesed soovivad olla kaasas sellise vaimse tervise teemal kõnelemas, on see, et ma arvan, meil kõigil on kaugemalt või lähemalt tegelikult olnud kokkupuude vaimse tervise probleemiga, kas siis endal, oma lähedasel, omal sõbral, et me oleme seda lähedalt näinud ja me tegelikult ei oska ikkagi päris õieti reageerida sellele. Et see, ma arvan, on ka see põhjus, miks inimesed ka täna siia on kogunenud, et see valdkond puudutab, inimestel on kokkupuudet selle valdkonnaga ja tahetakse tõsiselt panustada. Tõsi ta on, et mul on ka endal väga otsene kokkupuude depressioonis inimese raviga ja see on keeruline teema. Aga hästi palju on infot igal pool laiali ja millised võiksid olla siis tegelikult need kanalid, kust inimene leiab endale adekvaatset infot, mitte sattudes ütleme infole, mis võib-olla ei ole päris talle võib-olla kõige olulisem ja et see info oleks kättesaadav ja lihtsasti ka enda jaoks omandatav. No see on kindlasti selline $1 miljoni küsimus, et kus on siis see kõige parem koht, aga ma arvan, siin ei olegi ühest vastust, et erinevad vanusegrupid, erinevad sihtrühmad tegelikult hangivad infot erinevatest allikatest, et noorte puhul tuleb kohe TikTok näiteks ette, miks mitte vaimse tervise teemasid TikToki kaudu vahendada. Keskealine inimene võib-olla loeb Postimeest, vanemaealine inimene vaatab võib-olla prillidoosi, et ma arvan, et kanalid lihtsalt ongi nii erinevad ja sa peadki tundma seda sihtrühma ja sa peadki temale sihitatult pakkuma seda infot. Siin on tulnud ka selline küsimus, et ma ei tea, kas sul on sellele vastust, aga ma kindlasti viskan selle küsimuse siin õhku, et kuidas lahendada juhtumikorraldust olukorras, kus patsient on alaealine näiteks? Jah, see on väga hea küsimus, et mõni aeg tagasi ju ei saanud ka alaealine psühhiaatri poole pöörduda ilma vanema nõusolekuta, et aga see muudatus on õnneks tänaseks tehtud, et ma ei tea, mina ikkagi nagu usaldaks noori ja lapsi võib-olla rohkem enda eest seisma ja neid kuulama ja neid usaldama, et võib-olla me võiksime siin nagu lahti öelda sellisest rangest vanemlikust kontrollist, et usaldame inimesi, usaldame noori, nad on ääretult haritud ja targad täna. Ja omas kogemusest võime siia lisada, et vahest ongi hea tegelikult lasta natukene seda distantsi lõdvemaks, et siis spetsialistid saaksid teha oma tööd. Ja kui sa nüüd mainisid seda, et psühhiaatritele on nüüd ka alaealistele avanemas, ma ei tea, kas see on täpselt vastu võetud juba, et siis ilmselt see juhtumikorraldus võiks ja peaks ka sealt kaudu hargnema hakkama ka alaealise jaoks. Just on väga hea tähelepanek, et neil võib see veel eriti vajalik olla sellel sihtrühmal. Kairi, mul on suur hea meel selle üle, et Janssen on õla alla pannud nii olulisele teemale ja selle ettekande eest suur tänu sulle. Aitäh. Ja ma loodan, et meie järgmine ettekandja Rene on valmis. Ja, tervist. Tervist, Rene. Ja Rene räägib meile depressioonipatsiendi raviteekonnast ja Rene esindab Tervisekassat. Ja eks siis küsimused küsime pärast, kui ettekanne on läbi. Rene, ekraan on sinu. Räägiksin teile siis täna depressiooniga tööealise inimese raviteekonna analüüsiprojektist. Minu nimi on Rene Randver, mina olen oma taustalt kliiniline psühholoog ja neuropsühholoog ja see projekt sai alguse käesoleva aasta märtsikuus Eesti Haigekassa ehk siis Tervisekassa algatusel
ja viidi läbi koostöös sotsiaalse innovatsiooni laboriga. Ja lühidalt sellest protsessist, et selle projekti eesmärkideks oli depressiooniga tööealise inimese raviteekonna probleemide kaardistamine ning prioriteetsete arendusvajaduste väljaselgitamine. Tööprotsess koosnes praeguse teekonna kirjeldamisest ja analüüsist, nende tulemuste valideerimisest ja tulemuste kirjeldamisest. Koguti ja analüüsiti nii kvalitatiivseid andmeid, nendeks andmeteks, mida koguti olid siis, need võeti nii intervjuudest kui ka siis erinevatest strateegiadokumentidest ja vaadati ka kvantitatiivseid andmeid ja eelkõige siis kasutati Tervisekassa raviarveid, retsepti ja töövõimetuslehtede andmeid. Ja andmete analüüsi käigus loodi ka persoonad ehk abivajajate koondportreed ja kirjeldati nende praeguseid raviteekondi koos erinevate juurprobleemide ning asjakohaste lahendusettepanekutega. Analüüsis saadud tulemused valideeriti suuremas erinevaid osapooli koonduvas töötoas ning selle analüüsi ja ka valideerimise teel saadud väljundid pandi kokku nõnda, et selle tulemuseks tekkis soovituslike arendussuundade loetelu ja ka tegelikult ühe võimaliku raviteekonna skeem tulevikuks. Ja kõigepealt põgusalt sellest statistilist andmete või sellest kvandi poolest, et selleks sõnastati erinevaid uurimisküsimusi, mille abil siis tehti väljavõtte andmebaasist ja ma mainisin, et see eelkõige lähtuti siis raviarvete andmetest, retseptide ja töövõimetuslehtede andmetest, mis olid seotud siis inimestega, kellel oli diagnoositud kas esmane või korduv depressioon. Ja siin on mõned küsimused, mida tegelikult, millele see statistilise analüüsi lähteülesanne põhines. Uuriti siis inimese, kui on selline tüüpprofiil, kui see välja tuleb andmetel, siis milline see võiks olla, kui palju erinevaid teenuseid kasutatakse, millised on näiteks töövõimekaotuse määrad, kui palju kasutatakse e-konsultatsiooni, mis on siis spetsialistide vaheline konsulteerimine ja milline on siis nagu nende retseptiravimite kasutamine olukordades, kus põhihaiguseks on depressioon. Millised olid nüüd põhijäreldused statistilise andmete analüüsi puhul? Põgusalt olen siin välja toonud, et üldiselt haigestumus ja levimus depressiooni puhul on olnud languses, mis siiski ei tasakaalusta teenuste ja raviteenuste haiguslehtede kulu üldist järsku kasvu, et näiteks eraldi suur tõus oli alates 2015. aastast just ühes konkreetses segmendis. Need olid siis 15–25-aastased naised ja see tõus oli, nagu te näete, oli 3%, 2–5. Ja levimuse kohta võib-olla nii palju, et suurim levimus on Kagu-Eestis, eriti Võrumaal ja vähim on Lääne-Eestis saartel, näiteks Saaremaal on ainult 2%. Ja tüüpiliselt inimene saab selle depressiooni diagnoosi perearstilt, aga kusjuures väga sageli see ravi piirdubki ainult ühe retsepti ja ühe visiidiga, et selliseid teekondi oli peaaegu 40%. Et nende depressiooni episoodide kestus, maksumus ja käsitlus on väga erinev ja üldist homogeenset, hästi sellist standardiseeritud raviteekonda nende statistiliste andmete pealt välja ei tulnud. Psühhoteraapia-teenuste ja e-konsultatsiooni kasutamine perearsti ja psühhiaatri vahel on väga tagasihoidlikud. Ja siis oli ka võimalus vaadata kaudselt ka hinnata seda, et kui palju umbkaudu võib käia inimesi tasulisi teenuseid nõutamas ja see on suurusjärk on umbes 20% või vähem. Ja siis ka see, et töötavatest depressiooniga inimestest 7% tegelikult on võtnud ka töövõimetuslehe depressiooni tõttu. Et lihtsalt, et aru saada sellest töömahust, siis kokku viidi läbi kvalitatiivsetest andmetest rääkides, või sellest analüüsist, et need intervjuus oli 44 tükki, millest 27 moodustasid intervjuud spetsialistidega erinevatest valdkondadest ja organisatsioonidest, kuhu hulka kuulusid siis ka vaimse tervise teenuste osutajad ja korraldajad nii tervise, sotsiaal- kui töövaldkonnast, kui ka siis abivajajate huvikaitse organisatsioonid ja ka tööandjate esindajad, kes siis olid nõus jagama oma kogemust töötajate vaimse tervise kaitsel. Ja samuti intervjueeriti
sellist gruppi abivajajaid, kes olid nõus jagama oma kogemust ja oma teekonda depressiooniga. Liigume edasi siis persoonade ja praeguste raviteekondade juurde, mida sai ka nagu mainitud. Aga enne seda siis üks küsimus jällegi Menti lehel, kuhu te saate siirduda. Kood on siin slaidi peal olemas. Ja see küsimus ise on siis selline, et kas sul või sinu lähedasel on kokkupuuteid depressiooniga. Ja siis ongi valiku vastus, et kas jah või ei, et siis anname natukene aega, et vaadata, kuidas te vastate. Ja praegu me näeme seda, et jah on ülevoolavas enamuses. Ja vaikselt vastuseid lisandub, et anname veel natukene aega. Hetkel endiselt 90% ligi on vastanud jaatavalt. Nii, ja umbes samamoodi me näeme, et anname veel natukene aega. Aga mulle tundub, et ta niimoodi umbes siin 90% ligi jääb, et 90 inimestest siiski vastab jaatavalt sellele, et kas minul või minu lähedasel on olnud kokkupuuteid depressiooniga. Jah, ma arvan, et see väga palju ei muutu, nii et me saame siit edasi liikuda. Et tundub, et on tegemist olulise siiski ka osalejate arvates siiski väga olulise teemaga, mis neid isiklikult, neid ennast ja nende lähedasi puudutab. Persoonadest rääkides, siis nende persoonade eesmärk on tuua välja erineva käitumismustri, võimekuse ja vajadusega patsientide gruppe ja sellisel moel hõlbustada raviteekonna tuleviku arendusi. Et need persoonad sai koostatud selliselt, et saaks illustreerida erisusi eeskätt inimeste võimekuste ja nendelt tulenevate vajaduste pinnalt, et saadud andmete põhjalt tehti otsus, et neid persoonadid võiks olla vähemalt 5 tükki ja sellised nad said, nagu teil siin on, ja ma räägin kohe kindlasti natukene lähemalt. Et nende persoonade ja nende teekondade paiknemist raviteekonna raamstruktuurist näete te siin slaidil, et siin on siis raviteekonna horisontaalteljel, te näete siis raviteekonna erinevaid selliseid faase, et siin on selline haigestumise ennetamise faas, siis on seisundi halvenemise ennetamise faas, diagnoosimine, ravi ja ka siis tagasilanguste ennetus tegelikult ja selline pikaajalise jälgimise faas. Ja need persoonad ka jaotusid siin natukene erinevalt siin raamstruktuuris. Et nende kogemused paiknevad erinevates teekonna faasides, näiteks persoona Marit siin all osas illustreerib inimest, kelle probleemid seonduvad peamiselt tööga ning kes ei ole depressiooni diagnoosini tegelikult ka üldse jõudnud. Et ravi võib olla katkenud, nagu näiteks Mareku puhul, või olnud katkendlik, nagu näiteks Helju puhul. Pikema depressiooni ajalugu persoonad, kelle hulka kuuluvad Helju ja Irina, nemad on tundnud puudust kontakti võimalustest ning nad ei ole saanud tegelikult seda tuge, mida nad oleks taastumiseks vajanud haigestumisjärgselt. Need persoonad illustreerivad seda, et Eestis on puudu toestust teekonna esimestes faasides. Esimestes etappides, et ennetada haiguse süvenemist. See patsient saab teadlikuks oma muredest kui depressioonist ning hakkab tuge saama alles diagnoosimise järgselt käesolevas olukorras. Et sellisel juhul jätab see meditsiiniline sekkumine kasutamata tegelikult sellise mittemeditsiinilise toe potentsiaali, mida need inimesed tegelikult vajaks. Ja probleemne on ka seisundi jälgimise ebaõhtus, mida tegelikult ka eelkõneleja mainis. Et liigume edasi tempokalt raviteekonna probleemide juurde. Ja siin vahepeal enne seda jällegi üks Menti küsimus, jällegi sama kood ja te saate sealt vastata ja see küsimus on järgmine. Kuidas te hindate depressiooni ravi kättesaadavust? Et siin on 5 varianti. Saate öelda, kas see on väga halb, pigem halb, ei oska öelda, pigem hea või väga hea. Et siin me saame vaadata kindlasti, et see jaotamine jaguneb palju erinevamalt kui eelmise küsimuse puhul. No, me näeme praegu, et üle poolte vastajatest leiab, et depressiooniravi kättesaadavus on pigem halb. Ja pigem ma näen, et hetkel see
osakaal tõuseb järk-järgult. Ja tegelikult kõnekas on ka asjaolu, et viiendik ütleb, et kättesaadavus on väga halb. Ainult 1% ütleb, et see on väga hea ja 13%, eks natuke üle kümnendiku hindab seda väga heaks. Tähendab siis pigem heaks. Ootame natukene veel, et siis vaatame, milline see lõplik tulemus on, aga mulle tundub, et ta on stabiliseerumas sellisel tasemel umbes nii, nagu ma kommenteerisin, et viiendiku puhul on see väga halb. Veidi üle poole ütleb, et see on pigem halb. Ehk siis, kui me paneme need kokku, siis me saame öelda, et 70, isegi 80% vastajatest ei ole tegelikult selle kättesaadavusega rahul. See on siis üsna, ütleme siis 4 inimest 5 ütleb, et nad ei ole pigem sellega rahul. Tähendab siis osalejate hulgast. Ja ma arvan, et jääme praegu selle juurde, et niimoodi need on paika saanud hetkel. Siis on veel üks küsimus, et kas oleksid nõus ise teenuse eest maksma, kui see tagaks kiirema teenusele pääsemise. Siis me teame seda, et meil on riiklik rahastus teenustel ja need inimesed, kes siis, kellel see võimalik on, saavad siis ka tasulist vastuvõttu saada. Et siis vaatame, kuidas teie arvates, mida arvate teie osalejad, et kas te oleksite nõus selle eest maksma, kui see tagaks kiirema teenusele pääsemise. Ja siin on tegelikult õigesti ka märgitud, et kindlasti see sõltub ka sellest hinnast, kui palju see maksab. Aga hetkel enam-vähem võrdselt jagunevad see, et on olemas inimesi, kes oleks nõus maksma ja on olemas inimesi, kes ütleks võib-olla, et tõenäoliselt seal ongi väga palju erinevaid tegureid, mis siis nagu, millest kindlasti üks on hind. Et millest see sõltub see, et kas inimene oleks nõus sellest maksma või mitte. Ja tundub, et need jäävadki enam-vähem sellisele võrdsele tasemele, et pisut olla poole ütleb jah ja ülejäänud pool ütleb tegelikult pisut alla, ülejäänud poole ütleb, et võib olla teatud tingimustel. Aga liigume siit edasi. Et juhatasin ennem küsimusi sisse selle osa, kus me hakkasime mõtlema probleemidest, et ma väga pikalt nendel tegelikult ei peatud, ma tahaks rohkem rääkida lahendustest, aga põgusalt siiski mainin ära et tegelikult, et kui mõelda nende raviteekondade peale, siis neil on hästi palju selliseid seisundi või diagnoosi üleseid probleeme. Et need raviteekonnad on sõltumata sellest, milliseid raviteekonna analüüsitakse, siis nii Eesti kogemus kui ka rahvusvaheline kogemus on toonud välja selliseid sidusprobleeme, millest üks on see, et teekond on killustatud ja suhteliselt keerulised inimese jaoks. Et erinevad spetsialistid erinevatel teenuse tasanditel ja sektoritel ei tee piisavalt omavahelist koostööd selle inimese heaolu toetamise ja säilitamise nimel. Ja tihtipeale need rollid ei ole ka nagu täiesti selged, et kes mida tegema peaks ja millal. Sellist vajaduspõhisust ja inimkesksust võiks alati olla rohkem. Ja sellist, ja muidugi siia hulka kuulub ka see, et inimesel oleks need ka kodulähedaselt oleks erinevad teenused, ka uudsed teenused tegelikult, et mille hulka ka digiteenused kuuluvad, et need oleks inimesele kättesaadavad kodus ja kogukonnas. Aga siis konkreetselt analüüsist tulnud välja sellised suured grupid probleeme, mida ma siinkohal mainin, et ma väga detaili ei jõua nendega minna, aga näiteks tooks siis välja selle üldise teadlikkuse ja oskusteabe ja vähesuse ja ka tegelikult stigma jätkuvalt, et kindlasti aastatega on, mida rohkem sellest on vaimse tervise temaatikast on hakatud rääkima, seda rohkem me teame ka seda, et seda, sellest on okei rääkida ja jagada tegelikult oma muret, aga endiselt on see väga paljudes kohtades tabu ja tegelikult võiks veel rohkem sellest rääkida, ja mitte peljata tegelikult abi küsima minna. Et kindlasti üks väga oluline probleem on see ühtse käsitluse ja praktikate puudumine üle Eesti, et see teenuste pakkumine ja korraldus ei ole ühtne üle riigi, et inimesed saavad hästi erineva tasemega abi ja toetust nii seisundi mõistmisel, õige abini jõudmisel, ravi alustamisel kui ka raviteekonnal kulgemisel. Need praktikas varieeruvad siis lisaks sellele ka
lisaks teenuste kättesaadavusele ka spetsialistide rollijaotus, teadmised ja oskused, tööriistad ja käsitluspõhimõtted. Need erinevaid juhendeid, ravijuhiseid, käsitlusjuhiseid, mille eesmärk on neid ühtlustada, neid praktikaid, neid ei ole piisavalt või siis olemasolevaid ei ole piisavalt rakendatud. Siis on mainida veel saab ebapiisavalt reguleerimata koostööd osapoolte vahel, et inimesel ei ole nende erinevate spetsialistide ja teenuste vahel liikudes piisavalt süsteemipoolset tuge. Sellest juhtumi korraldusest, mida ka on juba mainitud ja nõuandjatest on tegelikult suur puudus, et kindlasti oleks vajadus nende järgi. Et kuna ongi niimoodi, kuna selline puudus on, siis selline teekonnal orienteerumine ja edukas edasi progresseerumine osutub sageli keeruliseks ja vaevaliseks. Et see jääbki ainult inimese enda või tema lähedaste õlule. Ta jääb nagu nendele otsustamisel tegelikult sageli üksi. Ja teenuse korraldus ei lähtu alati nendest patsiendi individuaalsetest vajadustest. Hoolimata sellest, et inimesed on kõik väga erinevad. Aga sellega nagu alati ei arvestata piisavalt palju. Ja siis nüüd konkreetselt nende arendussuundade juurde edasi liikudes, et tuleviku raviteekonna üks peamise eesmärke võikski olla, et inimene saaks talle vajalik abi õigel ajal sobivamal viisil, et nende spetsialistide, teenuste või siis protsesside arendamisel on soovituslik järgida sellist püramiidi loogikat, et see skeem tuleneb vaimse tervise rohelisest raamatust, mis siis näitab sellist tulevikuvisiooni selle kohta, kuidas vaimse tervise teenused võiks olla lahendatud ja korraldatud, et suurem osa nendest probleemidest tegelikult võiks saada lahenduse püramiidi all osas nendel baasilistel aladel, mille siis moodustab kõige suurem osa on siis eneseabi ja sellised ennetustegevused. Et te näete seda, et see ei ole ainult horisontaalis, vaid tegelikult ka vertikaaltasemel, et igale tasemele edasi progresseerudes need eneseabi strateegiad ja selline kogukondlik tugiteenused, need võiksid inimesega nagu kaasas käia. Et tal oleks tugi ka nagu nende erinevate ka keerulisematel seisundite puhul, kus kohal ta peabki tegelikult jõudmagi tervishoiusüsteemi ja seal ka minema kõrgema etapi spetsialistini. Et see joonis tegelikult ei ole midagi muud kui see sama püramiid ja on kokku pandud see sama püramiidi loogika. Ja ka see, kuidas depressiooni raviteekonna analüüsi põhjal, mis sai tehtud, siis need ongi pandud sellise raviteekonna skeemile, et seda horisontaalset telge siin kui vaadata kui ajatelge, eks ole, kuidas inimene liigub läbi erinevate teenuse, ütleme siis läbi teekonna, eks ole, ja vertikaalselt või ütleme, kui me liigume ülespoole, siis me näeme seda, et vasaku poolt, kui me hakkame liikuma, et siis kõigepealt ikkagi need tegevused või ressursid, mis inimesel kasutada on see, mida ta saab iseenda või oma lähedaste abistamiseks teha, abi kogukonnast, kogukonna teenustest, aga ka tööandjale ja töökeskkonnale on hästi suur vajadus tegelikult siin sekkuda ja väga suur roll tegelikult. Ja seal on ka väga palju potentsiaali, ma hindan. Ja siis edasi liikudes, juba siis nüüd, kui tervishoiusüsteemiga kontakt on tõesti hädavajalik, eks ole, et siis me näeme siin juba ka nende kliiniliste spetsialistide sekkumise olulisust, et me näeme, et siin tulevad juba mängu kliinilised psühholoogid, pereaed, vaimse terviseaed, perearstid, aga ka tegelikult eriarsti abis erinevad spetsialistid, kuni siis psühhiaatri ja haiglaravini välja. Et siin on siis ka selline, see on päris keeruline ja ma päris detailselt teile ei jõua seda lahti selgitada, et hiljem tähendab siis see raport on kõigile koos lisadega kättesaadav, et huvilistel on võimalik sellega tutvuda juba mõnda aega. Ja kindlasti soovitan seda teha, aga mida selle kohta võib öelda ongi see, et inimene võib sattuda depressiooni raviteekonnale mis tahes ajahetkel ja erinevate uste kaudu, niinimetatud uste kaudu. Ja sellise võimaliku tuleviku raviteekonna loomisel keskendutigi sellele, kuidas abivaja võiks kõige tulemuslikumalt just tervishoiusüsteemist abi saada. Et eneseabil ja sellise tugivõrgustikul, mida te näete siin, kus on see abivajajate kass vasakul keskel, ning kogukonna tugiteenustel on läbivad rollid inimese toetamisel üle terve raviteekonna tegelikult. Ja tugivõrgustiku all on mõeldud nii pereliikmeid, sõpru, naabreid ja teisi, kui ka siis sellist formaalset võrgustiku kogukonnas, nagu näiteks kohalikud omavalitsused, kohaliku omavalitsuse töötajad, kogukonna teenuste osutajad ja nii edasi. Et kokkuvõtlikult, et inimeste sellist tema tugivõrgustikku aitab seisundi mõistmisel ning edasiste sammude planeerimisel
ka otsuse tugi, eks ole, et kui me oleme harjunud mõtlema otsuse toest spetsialisti vaates, siis tegelikult ka inimesel endal oleks vaja tuge otsustamisel, mida mingis olukorras teha ja kuidas edasi liikuda, millist abi tema just oma olukorras kõige rohkem vajab või siis tema lähedane. Ja siis liigume siit edasi hetkel. See on hästi kirju ja ärge püüdke seda kõik siit praegu läbi lugeda, aga see on lihtsalt illustreerimaks seda, et ettepanekuid tuli palju, ju kaardistati ju mitte ainult probleeme, aga ka võimalikke lahendusi ja siis üritati neid mõtestada ja ka valideerida selles mõttes sellises töötoas ja sõelale jäid erinevad, ütleme kogum erinevaid lahendusettepanekuid, mis olid suunatud siis erinevatele teenuse tasanditele, eks ole, et jällegi siin on see sama, ütleme, horisontaalteljel on jälle siin sama raviteekonna raamistik, erinevad faasid ja siis erinevates värvides on toodud need, ütleme siis, kas need on seotud näiteks töökeskkonnaga või kogukonna teenuste arendamisega või tervishoiu esmatasandiga või siis eriarstiabiga, et siin on terve rida erinevaid tegevusi, mida oleks soovituslik teha selleks, et inimese kulgemist raviteekonnal toetada, et need raviteekonnad saaksid, teeniksid rohkem inimese, eks ole, huvi ja aitaksid tema heaolu toetada pikaajaliselt. Et kuidas seda kokku võtta lühidalt, et kuidas võimaldada selliste soovituslike teekondade teket. Ühiskonnas kindlasti tõsta neid üldiselt teadlikkust, eneseabioskusi ning võimestada asjakohase abi otsimisel. Kättesaadavuse probleemiga kindlasti seotud ka, et erinevad barjäärid on, mis siis takistavad abini jõudmist. Et kindlasti tuleb neid barjääre, nendele tuleb fokusseerida eraldi kõigile, et see on lihtsalt üks näide, et selliste madala sisenemislävega vaimse tervise teenuseid on liiga vähe, et näiteks need samad erinevad kogukonna teenused, eks ole, mis ei ole tingimata sellised, ei nõua kliinilise spetsialisti sekkumist, aga siiski teatud väljaõpet ja teatud pädevusi ja neid oleks võimalik siis ka inimesele kogukonnas pakkuda, et need võiksid olla inimesel kättesaadavad. Siis kindlasti hästi oluline, mida ma ise tunnen, et on vajalik rõhutada, on see tööandja roll ja ka see, et kuidas töötervisesüsteemis, millega inimene niikuinii tegelikult kokku puutub regulaarselt, siis seal võiks olla tegelikult rohkem tähelepanu ka vaimse tervise teemadel. Et seal märgataks neid ja ka sekkutaks adekvaatselt, isegi kui see tähendab õige spetsialisti jõudmise abistamist. Kindlasti aidata esmatasandit toetada ja nii palju kui võimalik, et need häired võimalikud vaimse tervise probleemid ei jääks tähelepanuta nii diagnoosimisel, ravi alustamisel kui ka seisundi jälgimisel. Ja samuti ka eriarstiabi tasandite toetamine just selliste komplekssemate, keeruliste, mitmete erinevate haiguste inimeste abistamisel ja just sellised rasked ja kroonilised juhtumid, et kuidas seal neid spetsialiste paremini aidata. Ja võib-olla ka seda, et kuidas need inimesed, kes tõesti vajavad selle spetsialisti abi, et kuidas nad seda ka saaksid. Ja mis on võib-olla üldine selline horisontaalne ja hästi oluline on see, et horisontaalse olemusega, et see läbib nagu kõiki neid erinevaid tasemeid, on see kõikide teekonna osapoolte vahelist ühtset ühtlustada, eks ole seda, et kuidas see kommunikatsioon nende vahel liigub, mis infot vahetatakse, kuidas seisundipõhiselt käsitletakse neid inimesi ja ka teatud võib-olla mingid standardite loomist ka, et kuidas inimene progresseerub tegelikult sellel teekonnal niimoodi, et ta ei jääks omapäid ja ta ei kaoks ära nii-öelda pildid, et ta ei kukuks üldse süsteemide vahelisse või tasandite vahelistesse pragudesse. Et viimane slaid, et kuidas võimaldada selliste soovituslike teekondade teket veel, et kokkuvõtlikult depressioon on väga keeruline, ta ei ole üleüldse selline ühtemoodi. Väga inimesed, see peegeldus ka tegelikult abivajajate intervjuudest ja tegelikult juttude spetsialistidega, et see on lihtsalt selline katustermin ja see väga erinäoline olla inimestel. Sellega väga sageli, sõltumata sellest, milline see väljeneb, väga sageli kaasneb sellega ka tervise või siis ka töövõime kaotus, eriti mõõdukatel ja kuni rasketel juhtudel. Ja ülirasketel juhtudel võib see viia ka suitsiidini. Ravimatu depressiooniga kaasneb väga kõrge ühiskondlik ja majanduslik kulu. Et nagu te ise ka võite mõista, siis neid probleeme teekonnal on palju, need on komplekssed ja omavahel seotud.
ja nende lahendamiseks seda ei saa jätta ühe osapoole hooleks, et seal on tõesti kindlasti vaja kindlaid eesmärke ja strateegiat, kuidas üheskoos erinevaid osapooli ühendades kindlasti ka, et inimestel endil ja nende lähedastel, kes teekonnal juba on või on kahtlus, et võiks olla selline probleem, et kuidas neid ka paremini kaasata nendesse otsustesse ja ka võimestada neid võtma ise rohkem, tundma ise ka rohkem oma sellist omanikutunnet selle, et kuidas ma saaksin oma heaolu praegu kõige paremini toetada. Ja selle teekonna korrastamiseks ja arendamiseks on kindlasti vaja sellist selget rolli ja vastutuse jaotust, et kes mida teeb, milline see optimaalne jaotus oleks, kes veab eest arendusi, kes töötavad kaasa. Ja see ei ole võib-olla selline ühekordne töö, eks ole, et see on selline pidev töö tegelikult, aga kuskilt peab alustama. Selleks, et need inimesi, kes vajaduspõhised arendused, et neid luua ja juurutada nii, et need inimesteni ka jõuaks. Ja tegelikult järgmine samm peakski olema Tervisekassas see, et neid erinevaid arendusettepanekud saaks vormistada tegevusteks järgnevateks aastateks. Aitäh teile kõigile ja selle raportide saate Haigekassa kodulehelt kätte ja vajadusel saab mulle ka kirjutada, aga kui meil on praegu aega, siis ma saan ka praegu küsimustele vastata. Ja Rene, siit on tulnud tõsiselt palju küsimusi sulle, aga ma saan valida siit välja ühe. Siiski kõik küsimused on meil tallel, nii et pärast esitame need sulle otse, Rene. Aga on selline küsimus, et kuidas saab need inimesed abini, kes iseenesest nad teavad, et neil on probleem? Nad võib-olla isegi teavad, kuhu pöörduda, aga neid takistab häbitunne. Nad ei julge sinna pöörduda, sest pahatihti siiski ühiskonnas meil ikkagi valitseb selline, ma võib-olla teen mõnele liiga, aga minu sisetunne ütleb, et ikkagi stigma on sellel vaimse tervise küsimusel ikkagi küljes, et me kipume näpuga näitama neile inimestele, kellel on vaja arsti juurde minna sellel teemal. Või on ka lihtsalt liiga kallis, et ei jõua minna näiteks sinna. Tegelikult ma ütlen sulle siia juurde ka, et miks mul see küsimus meeldis on see, et vastaja või küsija on ka ise tegelikult andnud välja ka sellised vastuse variandid, et kas ei oleks paslik hakata juba tegelikult selle teemaga tegelema juba ka kooliharidusprogrammides ja tuua see küsimus sisse kui osana, ma ei tea, inimeseõpetusest, et me ju kõik võime haigeks jääda. Mis su sisetunne ütleb see, et kui varalt me võiksime hakata sellele tähelepanu pöörama? Mulle meeldib, et küsija on vastajale nii lihtsaks selle teinud, et ta on ise selle ära vastanud, et kindlasti siin ongi nagu lühiajaline ja pikaajaline vaade, et pikaajaline ongi see, et sellest võibki hakata rääkima väga varakult, et võib ka hakata juba sellisel arusaadaval kujul sellest rääkima niimoodi, et see nagu vanusegrupp sellest ka aru saaks, et põhimõtteliselt saab hakata mingisugusel kujul sellest rääkima ka juba ka lasteaias, aga kindlasti koolis, et need vaimse tervise teemad peaksid olema integreeritud õppekavasse kindlasti paremini, kui nad praegu on. Ja rääkida sellises lastele ja noortele arusaadavas keeles nendest asjadest näidete varal, mis neid kõnetavad, millega nad potentsiaalselt kokku puutuvad. Aga lühiajalises vaates, et mida teha nende inimestega, kes praegu on silmitsi selle probleemiga ja kes ei ole veel kellelegi rääkinud võib-olla ja mõtlevad sellele, aga neil ei ole julgust seda üksi teha, siis tasub mõelda nende inimeste peale, kellega oma tutvusringkonnas, kas lähedaste puhul või sõprade tuttavate puhul, kui pereringis sellist inimest ei ole, et siis kellega nagu inimene tunneb ennast turvaliselt rääkima erinevatel teemadel, siis jagada tegelikult seda muret ja mõelda seda, et mul ongi praegu selline, et ma tunnen, et mul on vaja võib-olla kellegagi sellest rääkida, aga see on päris keeruline, et siis võib-olla tasub minna koos selle sama lähedase inimesega, kes saab suurendada seda turvatunnet selles olukorras, kus kohas inimene on hästi haavatav ja ta peab ennast avama täiesti võivõõra inimese ees, kui ta peab minema näiteks arsti juurde või muu spetsialisti juurde. Et kindlasti ei pea olema inimene, et ta küll võib tajuda ennast üksi, aga tasub leida need inimesed endale kõrvale ja siis teha võib-olla see esimene samm nendega koos, kui see vähegi võimalik on. Ma hästi kiiresti küsin siia juurde veel ühe küsimuse. Sa rääkisid kogukonna teenustest, kui sellisest üks hästi lai vundamendi osa oli. Kas sa oskad head näidet tuua kas Eestist või välismaalt hästi kiiresti, et mõni head kogukonna teenus, mis on sinu hinnangul või ka teaduskirjanduse hinnangul toimiv?
No tegelikult meil on endal ka neid, ma mõnes mõttes neid koguna teenused, aga neid võib-olla ei käsitleta sellisel kujul, et mina olen enda jaoks vähemalt neid liigitanud sinna hulka ka igasuguse sellise vabatahtliku seltsitegevuse, igasuguse huvitegevuse tegelikult kogukonnas, millega inimesed saavad tegeleda, kus on sotsiaalne komponent, eks ole, see võib olla füüsiline, võib olla seotud näiteks sportliku tegevusega või mingi muu huvitegevus. See võib olla ka selline formaalse meedia, nagu näiteks on niinimetatud kogukonnapsühholoog, mida siis nüüd Sotsiaalministeerium piloteerib sellel aastal, et vaadata, et sellel on ka palju potentsiaali. Aga tegelikult erinevad tugigrupid, need võivad olla nii seisundi kui ka diagnoosipõhised tugigrupid, mis ka meil on tegelikult üsna levinud. Ja erinevad sekkumisprogrammid, nagu näiteks Imelised aastad, vanemlusprogramm, Kainem ja tervem Eesti sekkumisprogramm, et need kõik on meil tegelikult olemas, aga nende maht on hästi piiratud ja nende rahastus on võib-olla ei ole pikaajaline ja see on ebaselge, nad peavad kogu aeg on silmitsi, et kuidas me saame jätkuda ja nii edasi. Kindlasti peaks leidma pikemaajalisi ressursse selleks, et selliseid algatusi rahastada ja võimendada ja ka nende kättesaadavust tegelikult inimeste seas parandada. Aitäh, Rene, selle sisuka ettekande eest ja nagu ma aru saan, töö jätkub. Ja jõudu sulle ja me tegelikult läheme siin, ka meie päev jätkub ja järgmine ettekandja on Anleen Mahhov ja tema on sellisest ettevõtmisest nagu Terasync ja Terasync on siis tegelikult see idu, mis sai maikuus pandud idanema. Kairit rääkis sellest, et kuidas see täpsemalt kõik käis ja nüüd siis on aeg teha selline väike vahekokkuvõte, et kaugele me oleme jõudnud ja kas kõik need küsimused, mis said esitatud, kas see Terasync natukenegi suudab vastata nendele ootustele. Palun, Anleen. Tere ka minu poolt. Minu nimi on Anleen Mahhov. Erialalt olen mina üldarst, aga siis Terasynkis vastutama kliinilise arenduse poole eest. Nii, Rene rääkis lühidalt persoonadest. Mina alustasin ühe konkreetse persoonaga ja selleks on 54-aastane Irina. Irina teekond algas 2005. aastal, siis kui ta paraku kaotas oma lapse. Mis tähendab seda, et pärast seda oli tal nii raske, et tal diagnoositi depressioon. Tema järgmine teekond kestis umbes 15 aastat ja kulges läbi erinevate probleemide. Mis võib-olla tema teekonda kõige rohkem iseloomustab, ongi see, et arsti või siis spetsialisti vastuvõtule sattus ta küllaltki harva, kokku siis arsti vastuvõtule 6 korda. Teine asi, mis tema teekonda iseloomustab, on see, et kogu selles teekonnas pidi ta olema väga proaktiivne. Ehk siis keegi otseselt ei kutsunud teda tagasi. Ta pidi ise otsima kas psühhiaatrit või ka perearsti, kes määraks talle sellise ravi, nagu ta vajaks. Temalt ei küsitud, kuidas ta ennast tunneb, selles osas, et kas ta vajaks võib-olla terapeuti, edasist jälgimist. Ta ise tundis seda, et tal oleks vaja inimest, kellega rääkida. Ja selles teekonnas ta ei näinud seda. Kes on ju võib-olla jõudnud süveneda natukene sellesse haigekassa, sellesse samasse slaidi või siis sellele graafikule, mis siis seda teekonda kirjeldab, siis seal on näha, et Irinal on väga suured vahed erinevate visiitide vahel. Ja ta ise kirjeldab ka seda, et psühhiaatri vastuvõtule on väga pikad järjekorrad. Tegelikult kergib küsimus see, et kas need raviotsused või need visiidid, mis ta enda jaoks ise välja valinud, kas need on kõige optimaalsemad. Sellepärast, et depressiooni ravi tegelikult on väga mitmekülgne. Seesama pilt, mida Rene ka näitas, kuidas väga palju erinevaid osapooli saavad tegelikult inimese ravile kaasa aidata. Et kas see, mille see Irina ise välja valis, kas see on päriselt see optimaalsem lahendus? Mis need probleemikohad siis täpsemalt on? Kui me räägime Irina enda vaatekohast, siis tegelikult kõige akuutsem, kõige suurem probleem on see, et ta tunneb ennast jätkuvalt halvasti. Kõik need 15 aastat, kus ta on käinud arsti juures, saanud rahusteid, siis on ühel hetkel kirjutatud välja antidepressandid, siis on seda ravi natukene muudetud, aga mida ta ise vajaks, on võib-olla sellist rääkimist.
ja ühel hetkel otsib ta endale ise psühholoogi, kes võib-olla ei ole küll kliiniline psühholoog, aga kes inimesena talle väga hästi sobib. Ainuke probleem on see, et see ravi on hästi kallis. Et tegelikult on ka rahastuse probleemi osas see küsimus, et teraapiafondid perearstidel on näiteks väga väikesed ja ei võimalda võib-olla kogu seda ravi, mida inimene vajaks teraapia juures. Aga see oleks tegelikult oluline, sest et kui inimene saaks täpselt seda, mida ta päriselt vajab, ta saaks rääkida ja ta ei pea ise oma rahakotis seda kõike kinni maksma, siis tegelikult tema üldseisund ka oluliselt paraneb. Mis puudutab ravijärjekordasid ja ka abi kättesaadavust, siis ravijärjekord on väga pikad ja abi kättesaadavus on halb. Seda toodi välja ka selles küsimuses, mida me teilt küsisime registreerimisel. Ja see on kõiks põletavaid probleeme ka tervishoiu valdkonna spetsialistide seas. Väga suur koormus on psühhiaatrite peal, et need patsiendid, keda nemad vastu võtavad, võib-olla ei vajakski nende käsitlust, võib-olla võiksid nad sama hästi käia perearsti juures või kas või pereõe või siis ka vaimse tervise õe vastuvõtul. Aga paraku inimesel võib-olla puudub teadmine, millist ravi tal tegelikult vaja on ja panna see vastutus selle inimese enda peale, et vot mina pean nüüd teadma, kelle juurde järgmisena minna, mida järgmisena teha, on väga suur. Eriti siis, kui inimesel on vaimse tervise probleem, näiteks depressioon. Vastasite, et olete depressiooniga hästi kokku puutunud ühel või teisel moel, siis võib-olla olete kursis, et inimene, kellel on depressioon, tunneb ennast väga halvasti. Tema energiatase on väga madal, ta võib-olla ei jaksa midagi teha, tal ei ole seda energiat, et proaktiivselt otsida seda, mida ta päriselt vajab. Tema meeleolu võib olla väga madal, ta ei suuda tunda asjadest rõõmu ja lisaks sellele probleemile panna talle see koormus peale, et nüüd ta peab helistama läbi, otsima, mõtlema, mida tal on vaja ja see on väga suur probleem. Teine asi, mis selliseid patsiente iseloomustab või selliseid inimesi õigemini, on see, et neil ei pruugi olla lähedaste toetust. Ehk siis see stigma küsimus, mis ka varem läbi käis, on ka siinkohal väga aktuaalne. Ja? Et kui ta ei saa kellegi poole pöörduda, kes aitaks tal seda läbi viia. Aga samas jällegi on inimesi, kes saaksid neid aidata. Iriina puhul tegelikult tema perekond oli talle suureks toeks. Ja kui tal ise ei ole energiat, siis tegelikult võiks tal olla võimalus anda siis tema lähedasele viis teda sellel teekonnal aidata. Ja tänapäev seda praegusel hetkel sellist asja väga ei tehta või ei ole sellist lahendust. Issand küll. Nii, ebaefektiivne ravi olema siia samamoodi välja toonud. Sellega ma ei viita kindlasti sellele, et spetsialistid ei oskaks seda ravi õigesti korraldada või ei teaks, kuidas patsienti ravida, vaid vastupidi tegelikult vaimse tervise probleemide puhul, aga depressiooni puhul on hästi oluline, et see info oleks nendele spetsialistidele kättesaadav, mis selle patsiendiga on tehtud, mis temaga peaks edasi tegema ja milline tema selle vaimne seisund parasjagu on. Vaimse tervise probleemidel kahjuks erinevalt mõnel teise erialaga ei ole selliseid kindlaid objektiivseid markereid. Sa ei saa päris mõõta vererohku öelda, et vot nüüd sul on depressioonitase selline või selline. Sa ei saa võtta mingisugust analüüsi verest, et määrata, et vot nüüd on selline edasiminek, vaid kogu protsess toimub läbi inimesega rääkimise. Mis tähendab seda, et kui ta käib ühe või teise spetsialisti juures, siis see väärtus, mis sealt luuakse, ongi läbi tegelikult selle, mis patsient ise räägib. Ja kui ta läheb järgmise spetsialisti juurde, kes seda infot ei näe, mis temaga on varem tehtud või kuidas ta ennast tunneb, siis ongi väga raske seda ravi õigesti korraldada. Mida siin Iriina juhtumi puhul samamoodi ei ole käsitletud, on tema enda võib-olla sellised tulemusnäitajad või tema enda sellised update'id, kuidas ta ennast tunneb. See võiks ka olla tegelikult ka patsiendi proaktiivse kaasamise puhul või võimestamise puhul hästi tähtis, et ta on osa tegelikult sellest ravimeeskonnast ja teda kaasatakse aktiivsesse protsessi või siis ka tema lähedast vastavalt sellele, kas ta ise jaksab seda teha. Vot nõnda. Kui panna nüüd ilusasse värvikammasse kogu selle Iriina teekond, siis need noolekesed, see kõik on 15-aastane periood ja 2 sellist noolekest siis on 1-3 aastat, ehk siis 3 × 5. Ja näha on, et 6 visiiti arstide juurde,
2 perearsti, 4 siis psühhiaatri vastuvõttu ja seal allpool siis ühel hetkel, kui ta endale ise otsib psühholoogi, on ta käinud ka nende vastuvõttudel. Siin ei ole ära märgitud näiteks õdede vastuvõtte või siis ka näiteks mainitud mingisugused kogukonnateenuseid, mis võiksid aidata kaasa. Ja need noolekesed seal iseloomustavad tema enesetunnet. Ehk siis mida punasem see on, seda halvemini ta ennast tunneb. Kõige alguses on näha, kui see kriisiolukord tekkis, et enesetunne on väga halb, siis ta on saanud mingisugust ravi, siis ühel hetkel läheb paremaks, siis toimub jälle tagasilangus, mis võib ka depressiooni puhul esineda. Ja vastavalt sellele siis on näha, et selline enesetunne on ikkagi selline pigem punases, pigem sellises negatiivses foonis. Sisuliselt tähendab see seda, et inimene tunneb ennast esiteks väga halvasti ja teiseks, mis Irina puhul on välja toodud, et hetkel puudub tal töökoht. Ehk siis see, kui inimene kaotab töö ja tal on depressioon, siis tagasi tööturule minna on väga-väga raske ja need kaks asja omavahel võimendavad. Ehk siis kui inimesel pole tööd, pluss tal on depressioon, siis tegelikult tema seisundit veelgi halvendab. Ja see on väga suur nii isiklik tragöödia kui ka tegelikult ka majanduslik kahju sellele inimesele ja ka ühiskonnale. Näitan uuesti siis seda püramiidi, mis on siis ka nii vaimse tervise rohelises raamatus, kuigi siis ka selles haigekassa depressiooni patsiendi raviteekonna dokumendis, kus tegelikult kõige rohkem ressursse peaks panema ennetusse. Meie Terasüngis ennetusega ei tegele, meie tegeleme siis selle pärast depressiooni diagnoosi kliinilise raviprotsessiga. Aga jällegi, ka selles protsessis on võimalik tegelikult ressursse jaotada nii, et panna rohkem siis ressursse esmatasandile, pereõdedele, vaimse tervisele õdedele ja ainult kõige raskemad juhud suunata siis psühhiaatrile. Nii oleks ka tegelikult, see lahendaks ka spetsialistide vähesust, et tõesti, kui on vajadus, ainult siis võetakse vastu siis patsient oma vastuvõtule. Eestis ka varem mainitud on ka selline asi nagu e-konsultatsioon, ehk siis perearst saab iga hetk küsida abi siis läbi kirjatee siis psühhiaatrilt ja konsulteerida omavahel, et kuidas see ravi võiks olla, et kindlasti ei pea see inimene minema sinna psühhiaatri vastuvõtule. Ja meie soovimegi, tegelikult pannakse rohkem ressursse madalamatesse püramiidi astmetesse, kus on suurem mõju raskete juhtumi ennetamisele. Siin on täpselt siis see on nüüd konkreetne slaid, mida ka Rene näitas, et kes need ravimeeskonna liikmed siis täpselt on ja kuidas nad selles püramiidis siis sobituvad. Nii. See, mida me Terasüngis teeme, on sisuliselt patsiendi selline visuaalse raviteekonna loomine. Ehk siis see toob kokku kõik ravimeeskonna liikmed. Seal võivad olla psühhiaatrid, perearstid, pereõed, vaimse terviseõed, psühholoogid, erinevad terapeudid ja miks mitte ka näiteks sotsiaalvaldkond. Et kui inimene vajab mingisugust sotsiaalabi, siis ka seda on tal võimalik saada. Oluline siin on märkida see, et iga valdkonna esindaja, kes on osa sellest ravimeeskonnast, ei näe kogu seda andmestikku, mis selle patsiendiga toimub. Ehk siis näeb ainult vastavalt seda, mida ta oma tööks on vaja. Näiteks arst näeb väga sellist kliinilist informatsiooni, aga kindlasti sellist kliinilist informatsiooni, mida arst näeb, ei kuvata näiteks sotsiaalteenuste esindajale, kellel ei ole raviga võib-olla mitte miskit pistmist. Teine asi, mida me tahame teha ja millest ma olen ka rääkinud, on see, et patsienti tuleb võimestada või siis ka inimest. Vabandust, ma räägin arstiterminites. Jah, inimest tuleb võimestada. Ehk siis ta on osa ravimeeskonnast ja meie platvormi puhul peab tema andma nõusoleku ravimeeskonnale, et jah, te saate minu andmetele ligi. Tal on alati iga hetk võimalus see nõusolek ära võtta, kui ta tunneb, et keegi meeskonna liikmetest ei sobi. Tal on alati võimalus tagasi anda või anda uuesti. Et see, mis võimestaks seda inimest selles protsessis liikuma edasi, on hästi oluline. Kui me vaatame nüüd sellel slaidil erinevad sellised abi nagu sektorid, siis näiteks üks võimalus, kuidas see võiks töötada, mida meie oleme mõelnud, on see, et patsient liigubki läbi erinevate astmete ja samamoodi erinevatel tasanditel. Et ühel hetkel on tal väga hea olla, siis võib-olla vajab ta natukene vähem jälgimist ja monitoorimist. Teisel hetkel jällegi on tal väga halb, siis on jällegi aktiivsemalt erinevaid asju, mis tuleb temaga siis teha või erinevaid visiite. Ja üks hästi oluline asi,
on erinevate teenuste automatiseerimine. Ehk siis, kui joonistub välja juba mingisugune konkreetne raviteekond, siis meie platvormil on tegelikult võimalus juba ette näiteks broneerida terapeudi vastuvõtt, psühhiaatri vastuvõtt, kui see on vajalik, perearsti või pereõe vastuvõtt, mis tähendab seda, et kui on juba enam-vähem ette teada, et umbes 3 kuu pärast peaks toimuma see või see visiit, siis see tähendab seda, et patsient saab õigel ajal selle ravi kätte. Jällegi, inimesed on väga individuaalsed ja kõigile ei sobi kõik. Hästi tähtis on see, et meie ei otsusta ära nüüd, et see ravi peaks olema selline, vaid tegelikult meeskonnaliikmetel on võimalus see ravi kohandada koostöös patsiendiga vastavalt selliseks, nagu see peab olema. Nii, sain palju räägitud. Nüüd ma tahaks kuulda teie arvamusi või siis lugeda. Annan hetke aega. Kes peaks minu ravi peamine koordinaator olema? Ja siin me nüüd tahame teada, kes peaks siis minu ravi koordineerima, kas see peaks olema perearst, seda käsitles ka Rene, andis juba ette mingisugused soovitused, aga meid huvitab just see, et mida inimene ise tunneb. Vaatan, et 42% on tugimeeskond. Nii, väga suur rõhk on pereõel ja vaimse terviseõel, kuskil 20% raames. Omistatakse ka perearstile 16% seda võimu. Aga praegu jah, just tean, et just need tugiteenused on ehk kõige suuremadki selle 40% juures. Mina ise arvab 7% inimestest ja psühhiaatri poolt siis hääletab hetkel 10%. Mis võib-olla tegelikult päris hästi võtabki kokku, mida inimene ise tunneb, et kes siis peaks temaga tegelema. Et kas see peab tõesti olema see kõige kallim eriarst või siis nagu koordineerija täpsemalt, et kelle õlule see võiks langeda. Annan natuke veel aega. Nii, ikkagi tugimeeskonna peal on kõige rohkem 45% hääletanutest. Mina isiklikult arvasin, et võib-olla läheks rohkem hääli pereõe või vaimse terviseõe peale. Aga see on minu jaoks väga huvitav. Nii, ma arvan, et vist võin enam-vähem väga palju enam ei muutu. Hästi, lähen järgmise slaidi juurde. Nii, näitan uuesti, mis see algne teekond Irinal oli. Näitan seda, kuidas see võiks välja näha. Pannes siis rõhu võib-olla sellele madalamale püramiidi astmele, nagu näha näiteks, miks mitte ei võiks ta käia näiteks perearsti juures, teda võiks kõige enam jälgida õde ja see ei pea isegi olema läbi vastuvõttu, vaid näiteks kas või telefoni teel väike kontroll, et kuidas sul läheb. Patsient ise, Irina ise võiks tegelikult anda mingi perioodi vältel teateid enda kohta, et kuidas ta läheb, talle võiks tulla automaatne küsimustik mingi aja vältel, kus saabki panna, kuidas tema enesetunne on, näiteks sellise pikema perioodi vältel, seal on üks hea mitu aastat seal kollase rohelise vahepeal, et näiteks selles piirkonnas. Et see on see küsimus, et patsient ei kaoks kuhugi ära, sest et depressioon võib alati tagasi tulla, kui temaga alguses ravitakse, temaga tegeletakse selle inimesega ja hiljem see tuleb tagasi, siis tegelikult peab uuesti raviga alustama. Et see on ka monitoorimise küsimuses hästi oluline koht, et kuidas seda korraldada. Ja tegelikult ega meil Terasüngis ei ole veel praegu hetkel kõige paremaid vastuseid, kuidas tegelikult võiks asi välja näha. Aga meie soov ongi tegelikult see välja selgitada koostöös kõikide nende osapooltega, kes selles raviteekonnas peaksid osalema. Sellest ma räägin natukene hiljem, aga see on see koht, kus koosloomel on väga-väga suur väärtus. Ja kaasatud peavad olema ka patsiendid ise, ehk siis kogu see süsteem peab olema väga inimkeskne. See ei pea, kui inimesel on niigi juba depressioon, siis see ei tohi võtta talt veel rohkem jõudu, et tegeleda veel mingisuguse sellise küsimusega ka. See peab olema intuitiivne ja tõhus selles mõttes. Ja tõesti, kui on näha, et mingisuguseid asju saab automatiseerida, mingid teavitused, enesekohased küsimustikud, kõik sellised asjad, mis muudavad nii tervishoiutöötaja töö lihtsamaks, kui ka patsiendi enda paranemise töö lihtsamaks, siis see on väga-väga oluline asi, mida me kindlasti sellesse Terasüngi platvormi soovime liidestada.
Kogukonnateenused ühe kommentaarina, ma ei ütle, et nad peaksid saama võib-olla, et see info, terviseinfo peaks nüüd olema selles platvormis, aga ma tõin selle siin välja, et oleks aru saada, kui olulist rolli nad tegelikult kogu selles raviteekonnas mängivad. Vot. Nii, uus võimalus. Kas ma oleksin valmis andma nõusoleku ravi- ja tugimeeskonna liikmetele oma terviseinfo jagamiseks? See on hästi oluline küsimus, sest et ma mõistan, kui tekib see hirm inimesel, et kui mina annan näiteks perearstile või siis ka pereõele näiteks selle info, mis minuga tehti psühhiaatri vastuvõtul, et kuidas ta minusse suhtub, kas ta ravib mind selle võrra vähem või vastupidi ka, et ükskõik millise ravimeeskonna liikmele, et vaimse tervise häired on jätkuvalt stigmatiseeritud ja sageli inimesed ei näe, näiteks perearstikeskuses ei näegi psühhiaatrite epikriise, need on ära peidetud ja kindlasti väga headel põhjustel, et seda ma kahtluse alla ei sea, et stigmasid on ja selliseid hirme, et midagi ravis võib-olla muutub, inimestel on. Selles mõttes õnneks on stigma vaikselt vähenemas ja mida rohkem me sellest räägime, mida normaalsemaks muutub vaimse tervise haigus võrreldes teiste haigustega, et ta ei oleks enam midagi sellist kurjast või ei oleks nagu kurjast vaimust haaratud inimene, et seda parem, et siis võiks olla ka inimeste avatus suurem sellele kõigele. Nii, 84% on vastanud jah ja 16% ei, mis on minule väga tore näha, et tegelikult nähakse vajadust sellise kooskõlastatud ravilahenduse jaoks. Et inimesed töötaksid koos ja võib-olla jagaksid omaga mingisugust informatsiooni, et ravitulemus saaks olla parem. Nii. Hästi, ma arvan, et ma julgen minna järgmise slaidi juurde. Kui ma räägin natukene lühidalt sellest platvormist endast, siis nii ma nagu rääkisin, patsiendi kaasamine on meie jaoks väga oluline. Kogu sellesse loomeprotsessi, aga ka raviprotsessi. Ja kui tõesti patsiendil endal, inimesel endal ei ole neid ressursse, et raviteekonnas väga palju kaasa lüüa, siis miks mitte ei võiks tal olla võimalus anda need õigused tema lähedasele või kellelegi, keda ta usaldab. Siis, mis puudutab kommunikatsiooni, siis platvormil võiks olla võimalus siis ka spetsialistidel omavahel kommunikeerida. Hästi oluline on see, et kogu see informatsioon peab olema ikkagi avalik, et sellist tagaselja, tagarääkimist igasuguses raviprotsessis pigem ei ole hea teha, et kogu see teekond võiks olla ikkagi ravimeeskonnale näha. Ja sageli tuleb ette seda, et üksi ei saa ravimisega hakkama, et see, et teiste ekspertide konsulteerida, et see info oleks ühes kohas, on hästi-hästi tähtis. Ja samamoodi siis, nagu ma ütlesin, ka sotsiaalteenuste ja selliste teenuste kaasamine, mida praegu ole tehtud. Näiteks psühholoogid ei pääse terviseandmetele ligi, sest nad ei ole tervishoiuteenuse osutajad. Kliinilised psühholoogid minu teada peaksid ligi pääsema, aga inimeste vajadused on väga erinevad. Et kõik teenused, mida ta kasutab, võib-olla ei pruugi otseselt sobituda selle tervishoiu infosüsteemiga ja sellisel juhul need inimesed ei saa seda informatsiooni, mida neil oleks tegelikult vaja. Ja mis siis on see, mis räägiti ka, et tegelikult üks oluline probleem on see, et puudub selline ühtne patsiendi käsitluse süsteem. Ehk siis millistel juhtudel üks ekspert peaks suunama patsiendi edasi teise eksperti juurde. Kas need on mingisugused enesetunde näitajad, kas see on subjektiivne tunne, et minul ei ole enam teadmisi, et selle patsiendi raviga edasi minna, et vajan abi, et suunan kellegi teise juurde või vastupidi, ma tunnen, et patsient on saanud juba piisavalt abi, inimene on saanud piisavalt abi, et ta võib minna ka näiteks õe jälgimisele või igat pidi. Aga et see tegelikult tuleks inimeste vahel läbi arutada, mis on need põhimõtted, mille järgi me neid suunamisi või patsiendi liikumisi moodustame. Ja see on meie ka arendusprotsessi järgmine väga suur samm, et seda teha. Ja mis me tahame kaasata võimalikult palju ravimeeskonna liikmeid sellesse protsessi. Sest et praegu, nagu ka Rene rääkis, sellist ühtset patsiendi käsitlust ei ole, sellist head.
et samamoodi, et see patsient ei kaoks ära, et kui isegi on see pikem heaolu seisund, siis on mingi võimalus, et kui tal läheb jälle halvemaks, et ta saab jälle tagasi tulla ja saab selle abi õigel ajal. Et see on hästi tähtis. Nii. Oih. Nii. Nüüd on väga põletav küsimus. Kas sa usaldaksid digitaalset platvormi depressiooni raviteekonna koordineerimiseks? Ehk siis kas nende andmete andmine kolmandale platvormile, erasektorile näiteks, kas see on üldse inimeste jaoks vastuvõetav? Praegu on isegi 55, ei on 3%, võib-olla ütleb 32%. Siin on oluline see, et andmekogumine peab olema esiteks väga turvaline, andmete hoiustamine peab olema hästi turvaline. Seal on, terviseandmed on väga tundlikud, et ma mõistan seda hirmu, kui inimesed kardavad nende andmete usaldamist kellegi kolmanda osapoole kätte. Ja samamoodi tegelikult ma arvan, et see, et kui sa annad oma andmed kolmanda osapoole kätte, et see kolmas osapool tegelikult neid andmeid ise ei vaata, vaid ikkagi võimaldab nende andmete nägemist ainult ravimeeskonnale. Et need ei lähe kuskile suurde siis hoiupanka, andmete hoiupanka, kus kõik saavad neid andmeid vaadata. See on küsimus, mis on minu enda jaoks väga südamelähedane, igasuguste andmete kogumine. Et see peab olema turvaline. Aga kui on selline võimalus, et kas usaldaksid? Võib-olla on 34, umbes samasugune, ei oska öelda 14, ei on 2, jah on 51. Annan veel natuke aega. Hästi, ehk siis sisuliselt võib öelda, et ligikaudu pooled vastanutest usaldaksid. See on hea koht, kus edasi minna, sest et siis saabki aru saada, et mis on need põhilised murekohad, probleemid ja kuidas neid lahendada, nii et kogu andmekorje kõik oleks turvaline ja inimeste usaldus kasvaks. Väga tänan selle tagasiside eest. Lahendamist vaevad küsimusi tegelikult on veel, et see sisuline pool võib olla ilus ja helge unistus, aga meie praegused seadustikud ei võimalda selliste platvormide selliste mõnusat kasutamist. Erinevaid küsimusi on see küsimus, et terviseandmete kättesaamine. Kättesaamine on võib-olla halb sõna, aga terviseandmete jagamine siis kolmandatele osapooletele, kes ei ole tervishoiutöötaja. Meiesugune platvorm, me ei teeks raviotsuseid, me ei oleks tervishoiutöötaja. Et praegust ka inimese nõusolekul ei saa tegelikult neid andmeid praegu jagada. Küsimus on ka see, kuidas info oleks kiiresti liikuv ja et oleks selline paindlik. Et praegu on nõnda, et inimese terviseandmete sellesse suurde digiloo infopanka liikumine võib toimuda mõnevõrra aeglaselt, aga kui ravi peab olema kiire ja efektiivne, siis see võib olla probleem. Et praegu arendatakse seda süsteemi ka, aga kõik sellised asjad võtavad aega. Siis hästi suur küsimus, mida ma rääkisin, on see ravimeeskondade või erinevate osapooltele kokku tulemine ja koosloome. Et otsustadagi ära, kuidas see asi võiks välja näha. Ja kolmas või siis ka neljas suur probleem on rahastamise küsimus, sest et praegu rahastatakse teenusepõhiselt. Rääkisin lühidalt teraapiafondist, mis on väga väikene perearstidel ja mis ei võimalda tegelikult tasustada kogu seda ravi, mida inimene võiks vajada oma depressiooni puhul. Aga tegelikult liigutakse ka maailmas sellise võib-olla ka tulemuspõhise rahastamissüsteemi suunas. Et see on üks mõttekoht või ka arutelukoht, kas sellisel platvormil oleks võimalik või sellise raviteekonna moel oleks võimalik rahastada kuidagi efektiivsemalt, et inimene saaks õigel hetkel seda, mida ta vajab ja et see ei läheks kallimaks maksma. Ehk siis jutu lõpetamiseks. Jaanuaris alustamegi selliste suuremate töötubadega, kus megi päris väga konkreetselt kaardistame ära kogu selle raviteekonna erinevate siis osapoolte vahel.
nii inimeste, patsientide, abivajajate vaatenurgast, mida nemad vajavad, mida neil on vaja selleks, et nende enesetunne paraneks maksimaalselt. Samamoodi sotsiaalteenused, milliseid sotsiaalteenuseid on vaja, kuidas nad selle platvormiga võiksid ühilduda, kellega suhelda, millist informatsiooni nad vajavad. Esmatasandi vaade, perearstid, pereõed, vaimse tervise õed, kes nende meeskondades samamoodi töötavad, kuidas nemad kogu seda protsessi näevad. Eriarstiabi vaade, psühhiaatrid, psühhiaatrikliinikud, kõik sellised. Ja süsteemne ehk siis ka riigipoolne vaade, et kõik need 5 erinevat töötuba ootame teid osalema. Registreerimise link on siinsamas, terasync.eu, siis / tegevused. Sinna on väga piiratud kohad, ehk siis kõik sinna kahjuks ei saa, aga ootame väga siis inimeste sisendit selles osas, kes nende inimestega või nende meeskondadega päriselt igapäevaselt töötavad ja kes on süsteemis sees. Veel üks. Kas oleksid depressiooni korral nõus saama konsultatsiooni virtuaalselt? See on üks teema, mida ma kiiresti nüüd räägin samal ajal, kui saate vastata. Ehk siis selleks, et neid ressursse jaotada efektiivselt, tasub kaaluda samamoodi ka neid e-teenuseid või teleteenuseid täpsemalt. Et kõik vastuvõtud ei pea olema silmast silma. Et kui abi on võimalik saada kiiremini, siis miks mitte teha seda siis näiteks mingi platvormi või siis ka video vahendusel. Ja väga ülekaalukalt on jah, 78%, ei on 9%, võib-olla on 12% ja ei oska öelda on 2%. Tegelikult helistamise teenus samamoodi on kaugteenus tegelikult, aga kui rääkida virtuaalselt, siis siinkohal mõeldakse videot või siis ka näiteks chati. Väga hea. Nii. Hästi, ma arvan, et ülevaate me saime. Ja veel üks küsimus, milliseid tehnoloogilisi vahendeid oleksid valmis kasutama depressiooniravi teekonnal? Kas see võiks olla mingisugune digitaalne päevik, kas see võiks olla mingisugune äpp, virtuaalsuhtluse platvorm? Ja siin on täpselt vist kolmandik. Ehk siis sisuliselt ma näen, et ikkagi valmisolekut on suhteliselt võrdselt neid kasutada inimestel. Kõik, mis vähegi aitab kaasa inimese vaimse tervenemiseni, on väga teretulnud ja mul on hea meel näha, et seda arvatakse ka publiku seas. Nii. Okei, ma arvan, et enam-vähem. Ja lisainfot saate sealt. Ma arvan, Piret, et... Ja küsimusi on siiski, et kuigi me oleme natukene ajahädas, siis mõned küsimused ma siiski sulle esitan. Ja küsimus on tulnud siis ilmselt teenuse osutaja poole pealt, et kuidas see tulevane platvorm, mida te arendate, kuidas ta hakkab või kuidas on planeeritud ühildumine näiteks perearsti töölauaga. Sest nagu küsija siin ütleb, mitmes aknas opereerimine on õudne. On küll, jah. Ma ise opereerun ka mitmes aknas. Ja, see on hea küsimus, sellepärast, et ma ütlesin ka seda, et hetkel ei saa neid e-tervise andmeid ei saa praegu kolmandatele osapooltele jagada. Ehk siis arendusprotsessis see saab olema väga vaevaline ja väga valulik, ma võin seda öelda. Aga me tegeleme sellega, et tegelikult saaks seda infot jagada ka sellistele platvormidele nagu meie ja sellisel juhul me hea meelega ja kindlasti ühildaksime selle kas perearsti platvormidega, digilooga, ehk siis, et see oleks inimesele võimalikult valutu. Meie eesmärk ei ole tekitada juurde veel üks aken, vaid tegelikult võtta seda vaeva vähemaks nii tervishoiutöötajatel kui ka siis inimestel, abivajatel. Ma küsin siia juurde ka teise hästi kiire küsimuse, sest see tundub minu jaoks oluline. Sa rääkisid erinevatest andmebaasidest, mis on kaasatud kõik sinna teekonna disainimisele, aga siin üks kuulaja küsib, et kas on kaasatud ka Töötukassa tööalase rehabilitatsiooni andmebaasid ja teenusepakkujad kogu sellesse teekonda? Jaa, see võiks olla näiteks osa teekonnast. See ongi nüüd nende järgnevate töötubade eesmärk, panna täpselt paika, kes sellel teekonnal peaksid osalema ja Töötukassa täpselt samamoodi. Ma ei näe põhjust, miks ta ei võiks olla osa sellest. Et see on selle koosloome tulemus, mida me tahame lõpuks arendada. Aitäh, Ann-Leen!
hästi sisukas ettekanne oli ja sa viskasid hästi palju selliseid punkte õhku, et millega võiks ja peaks tegelema, aga ma kutsuksin siia Kadri Haljase nüüd, kes võib-olla siis räägib paari sõnaga seda, et kuidas me edasi liigume siit, et mis me siis nüüd saame teha kogu selle infoga. Tervitused kõigile ka minu poolt. Me oleme täna selle väga põneva päevaga ja nii paljude osalejatega üritusega jõudmas lõpupoole. See on tõesti olnud huvitav, väga vajalik, et niivõrd palju inimesi on tulnud kaasa rääkima. Igaks juhuks tutvustan ka ennast, ei jäta seda tegemata, et minu nimi on Kadri Haljas, ma olen vaimse tervise innovaator. Aga tausta poolest olen ma psühholoog ja üks suur väärtus psühholoogidel on ikka ju see, et on kõrvad ja täna olen mina kuulanud siis või olnud sellises rollis, et ma olen kuulanud erinevaid osapooli. Aitäh kõikidele ettekandjatele, Piret, Kairi, Ann-Leen, Rene, väga huvitavad ettekanded ja väga huvitavad küsimused ja sisend ka osalejatelt. Et ma võtaksin omalt poolt selle päeva kokku, aga kui ma seda teen, siis ja teile tundub, et teie sisend jäi kuulmata, siis ärge heitke selles osas meelt, et me jätkame jätkutegevustega ja jätkame kindlasti selle aruteluga, et osalejaid oli tõesti palju ja kõik siin 15 minutiga kokku võtta oleks hästi keeruline, aga proovime. Et kõigepealt räägime siis sellest, võtame need erinevad ettekanded kokku, et miks me siin üldse oleme. Et tegelikult ju vaimse tervise probleemid on Eestis hüppeliselt kasvanud. Kevadel ütles meie sotsiaalkaitseminister, et neid esineb Eestis täna kuni 3 korda rohkem kui 2014. aastal. Ja kui me räägime depressioonist spetsiifiliselt, siis see on üks enam aladiagnoositud häireid Maailma Terviseorganisatsiooni alusel. Teisalt aga meie elu kvaliteeti kõige enam mõjutavamaid häireid. Ja kõike korraga, ükskõik kui palju me ei tahaks, ükskõik mis mütsi me kanname selles vaimse tervise valdkonnas, kas meil on vaja abi, oleme me klinitsistid, akadeemikud, innovaatorid, see on raske teekond, kuid muudatused on vajalikud, innovatsioon on vajalik selles väga piiratud ressurssidega valdkonnas ja valdkonnas, mis ei ole vaid rahaliselt piiratud, aga ka alamehitatud, et katsume rakendada kõiki võimalikke meetodeid selleks, et teenuste kättesaadavus ikkagi paraneks, sest abivajajate kasv on ikka olnud väga suur. Ja seda tõid välja ju erinevad osapooled. Seda tõi välja nii Rene Tervisekassast kui ka teised ettekandjad tänase päeva jooksul. Ja ma usun, et abivajajatena me võime seda ka tunnistada, et tõepoolest ja ka kommentaaridest tuli palju seda välja, et ei ole teenused kättesaadavad, ei ole seda teadlikkust, mis üldsegi võimalused võivad olla ja kuhu üldsegi pöörduda. Teisalt aga ennetus ja enesejuhtimine, et need oskused me ei peaks hakkama seda õppima väga hilises eas, vaid me võiksime seda juba alustada kooli ajal ja lapsepõlves ja selleks võiks olla materjale nii õpetajatele kui õpilastele. Nüüd kõige alus, lisaks sellele, et me võime vaadata erinevate võimaluste poole, on tõesti koostöö. Alustas sellega Piret ja tõid seda välja kõik teised ettekandjad niisamuti. Koos loome, koostöö, muidu see valdkond ei saagi areneda, kui me tõesti ei tee omavahel koostööd sisuliselt, olenemata sellest, mis rollis me oleme, need kõik rollid on vajalikud ja kõikidel tegelikult ka erinevates rollides see teekond on raske. Eestis on meil strateegiadokument loodud vaimse tervise rohelise raamatu näol, selle tõi ka Kairi välja ja vaimse tervise roheline raamat toob tõepoolest need erinevad valdkonna kitsaskohad välja, aga nüüd oleks aeg jõuda jätku tegevusteni, rakendamise kavani, erinevate võimaluste loomiseni ja ka selleni,
et see rahastus oleks ka jätkusuutlikum ja oleks võimalik tõesti siis ka patsienti vaimse tervise teekonnal elukaare üleselt igal sammul tegelikult toetada. Nüüd, kui me mõtleme selle peale, et ükski inimene, kui me räägime juhtumikorraldusest ja sellest, et patsient vaimse tervise muredega ja depressiooni korral tihtipeale ei saagi olla see, kes koordineerib oma ravi. Küll aga ei ole võimalik ühelgi inimesel tegelikult 24/7 või kogu aeg hoida teist inimest käe kõrval ja juhendada teda läbi elu ja juhendada teda läbi oma raviteekonna. Ja tehnoloogia saab selles osas meid aidata ja Accelerate Estonia siis Eestis on selleks programmiks, mis võimaldab ka siis tehnoloogiat rakendada selleks, et vaimse tervise probleeme tõesti ka lahendada. Oluline, mida tahaksin veel välja tuua eelkõige Kairi ettekandest, on seotud siis nende probleemidega, mis on kaardistatud ära koostöös erinevate osapooltega. Ja sai need kinnitust ka täna ja ilmselt, kui me jätkame, kuna me jätkamegi ka jätkutegevustega, siis saavad need kinnitust veelgi. Esimesel kohal murekohana on juhtumikorralduse nii-öelda koordineerimatus, kommunikatsiooni ja infovahetuse kitsaskohad teisel kohal ja see, et lähedased ja tööandjad, nendel peaks olema suurem roll ja võimestatus ja võimalused, et lähedast toetada. Et patsient ise, nagu ma juba mainisin, keerulise vaimse tervise probleemi, sügava depressiooni puhul võib tõepoolest olla ka sellises olukorras, kus ta ei tahagi kellelegi koormaks olla ja ta ei leia neid võimalusi, ta ei suuda sellest infotulvast tulla läbi ja leida lahendusi. Et pakkusime nüüd välja, või nii-öelda eelmisest töötoast oli välja, et vaimse tervise õde või tugiisik peaks olema siis see koordineeriv osapool ja sellest saigi algusega Terasynci platvormi loomine, et justkui juhtumikorralduse rolli pool oleks vaimse tervise õe töölaual kõige rohkem, aga nüüd täna selgus, mida me võtame kindlasti ju arvesse, ongi see, et tegelikult võiks see olla hoopiski tugipersonali tervise edendajast terapeudini. Nüüd head uudised ikkagi ka, mis täna läbi kõlasid juba, et kevadel ju võeti meil vastu Riigikogus psühhiaatrilise abi seaduse muudatus, et vanema nõusolekut on ka lastel ja noortel võimalik psühhiaatrilist abi saada. Sellest me täna rääkisime ja see tuli ka kõne alla selles osas, et nüüd kui juhtumikorraldus puudutab alaealist, et kuidas oleks selles protsessis võimalik edusamme teha. Aga kui Rene tõi välja, et raviteekonna esimestes etappides on kõige enam probleeme ehk selliste esmaste teenustega, mis on seal püramiidi allotsas enesejuhtimisega alustades, siis raviteekonnal püsimine samamoodi on probleemne, aga mis täna siis kõikide vastajate seast 80% tõid selle välja, et pigem halb või väga halb on teenuste kättesaadavus. Et me tegelikult teadsime seda, kas me teadsime, et nii paljud vastavad, et pigem halb või väga halb, aga sellises alarahastatud valdkonnas tõesti ehk on tehnoloogia see, kuidas me saame patsientide suurenenud vajadused katta, kui me teame, et meil ei tule spetsialiste koheselt juurde, meil ei ole võimalik neid kuu aja või isegi aastaga koolitada, vaid see on väga pikem protsess. Me rääkisime ka tasulistest teenustest. Me rääkisime eelkõige seetõttu, et kui ooteajad on väga pikad ja see tuli kommentaarides samamoodi välja, et tõepoolest peab pikalt ootama, et mis selle taga üldsegi on, et miks öeldi lausa, et miks need järjekorrad on ulmelised. Aga samas 50% inimestest vastab, et nad oleks valmis tasulisi teenuseid kasutama ja pooled veel lisaks, et nad oleks võib-olla valmis kasutama. Et see on oluline info, aga jällegi me jõuame selleni, et madala lävega teenuseid on liiga vähe ja madala lävega teenuste edendamisele kindlasti aitab tehnoloogia väga paljuski kaasa, sest et see võimaldabki jõuda rohkemate inimesteni. Oluline
et terviseinfo jagamiseks annaks tänasel päeval 84% kõikidest osalejatest nõusoleku läbi platvormi. Et see valmisolek on olemas, see on hea uudis sellepärast, et väga palju on erinevaid takistusi, kuidas innovatsiooni üldsegi rakendada. Anlen rääkis sellest, kui palju on juriidilisi seadusandlusega seotud küsimusi, kui palju on ka muid takistusi, mis käivad selles väga traditsioonilises valdkonnas kaasa, siis tegelikult valdkonnas nüüd digitaliseerimine on ikkagi vastuvõetav. Ja üle 80% arvas, et äkki ikkagi nad usaldaks ka sellist platvormi, kas võib-olla või täitsa jah, nad oleksid või vaataksid usaldusväärselt digitaalset platvormi siis raviteekonna koordineerimiseks ja toetamiseks. Kui me rääkisime sellest, et ressursse on vähe, valdkond on alarahastatud juba pikalt, alamehitatud, siis TeraSync toobki välja selle, kuidas oleks võimalik teatud protsessi automeerida, digitaliseerida ja teha seda mitte nii, et pakkuda välja lahendus või teha see valmis ja siis ilmubki töölauale klinitsistidele jällegi uus platvorm, millest ei olnud varem kuuldud ja tuleb kasutama hakata või veel hullem, et see on loodud, aga patsiendid ei teagi seda, et see on olemas, ehk siis nende raviteekonnad ja nende vajadused jäävad ikkagi katmata. Et me saaksime valdkonda arendada, meil on vaja teha koostööd ja see koostöö hõlmabki seda, et järsku ei ilmu uut lahendust, mis justkui lahendaks probleeme, vaid need probleemid räägitaksegi koos läbi ja proovitakse leida universaalsed võimalused, sest vaimse tervise probleemiga ja eelkõige depressiooniga patsiendi raviteekond on individuaalne. Tehnoloogiliselt see tähendab seda, et see peab olema modulaarne, sest iga inimese teenuste vajadused, iga inimese võimekus ja tahe kaasata erinevaid osapooli oma raviteekonnale on individuaalne. Me ei saa eeldada seda, et me saame kõikidele pakkuda ühesugust raviteekonda. See peab olema modulaarne ja kõigil meil on roll ja võimalus selles protsessis osaleda, selles koosloomeprotsessis, kus luuaksegi platvorm, mis katab ära vajadused eelkõige patsiendi vaatest ja omab siis erinevaid rolle erinevatele osapooltele, et me ei jäta kõrvale ka kogukonna teenuseid, me ei jäta kõrvale rehabilitatsiooni ja sotsiaalteenuseid laiemalt, ei tükelda ära kuidagi esmatasandi ja eriarsti abitasandit, vaid me püüame luua olukorda, kus patsiendi raviteekond on nii sujuv kui võimalik, et eriarsti abi juurde või selle püramiidi kõige kallima raviosa juurde ei oleks nii suur tung, kui see tänasel päeval on, vaid et olekski rollid jaotunud ja et oleks vaimse tervise probleemiga patsiendi, eelkõige siis depressiooni diagnoosiga patsiendi raviteekond edendatud. Ma väga tänan kõiki osalejaid ja jätkame koostööd. Ma tõesti kutsun üles rääkima sel teemal edasi, registreeruda jätkutegevustele ja kindlasti, kui tunnete, et te tõite välja midagi väga olulist, mida nüüd mina selle tänase päeva kokkuvõttes ei toonud välja, siis räägime sellest edaspidi edasi. Aitäh! Aitäh, Kadri, ja tõesti, mida mina olen sealt kokkuvõttest veel lisaksin siia juurde, on see, et valmisolek on täiesti olemas ka tehnoloogilisi vidinaid kasutada oma teekonna või oma probleemide lahendamisel ja oma ravitulemuste toetamisel, et see oli meie jaoks hästi oluline uudis ja klastri poolt siis ka samamoodi tänan kõiki tehnilist meeskonda, tänan kõiki kuulajad, kes lõpuni vastu pidasid ja tänan Janssenit kogu selle ürituse toetamise eest ja noppisime enda jaoks ka mõned ülesanded siit üles. Kindlasti soovitan lisaks TeraSyncile tutvuda ka Connected Health klastri kodulehel. Innovatsioonikliinik on meil Facebookis olemas, kus saate kaasa rääkida ja mõtteid ammutada ja kindlasti Mental Health Innovation Hub, mis on selline tibu, mis siin sündimas on, et ehk võib-olla kunagi saame võimsamalt ka panna sellisele vaimse tervise innovatsioonikogukonnale avapaugu, nii et
Nii et hoidke ennast kursis ja kohtume järgmistel üritustel. Aitäh!